Päevast, austatud Riigikogu ja tere kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siin istungisaali rõdudel või ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 16. aprilli infotunniga ja head kolleegid, ma palun sissejuhatuseks teha teil kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 14 Riigikogu liiget, puudub 87. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreerida ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks aega 3 minutit ja küsimuse esitanud Riigikogu liige saab võimaluse üheks täpsustavaks küsimuseks. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada veel ka selle küsimuse raames lisaküsimus. Ning kokku meil on täna 11 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on sotsiaalne õigus. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, ja eesistuja ja Kristen Michal. Eesti avalikkust on viimasel päevadel vapustanud reformierakondlastele kuuluvast Tabasalu Pihlakodust toimunu, kus uurimise käigus selgitati välja, et dementseid vanainimesi, naisterahvaid on hooldekodu töötaja poolt kõige jõhkramal ja alandavamal viisil ära kasutatud. Neid on korduvalt vägistatud ja seega on toime pandud räige inimsuse vastane kuritegu. Ometigi on uurimise tulemus selline, et uurimist juhtinud prokuröri sõnul justkui kuritegu polegi toimunud, sest need vägistamised ei tekitanud prokuröri arvates vaimset ja füüsilist tervisekahju, kuna ohvrid ei saanud oma seisundist tulenevalt aru, mida nendega tehti. Küsimus on, et kas nagu päriselt on Eesti Vabariigis selline asi võimalik. Ja eile väljendas oma arvamust ka teie valitsuse minister Liisa Pakosta, kelle sõnul on tegemist kõigest prokuratuuri ebaõnnestunud kommunikatsiooniga. Jällegi päriselt või? Ma tuletan nagu meelde, et see on juba teine juhtum reformierakondlastele kuuluvate hooldekodudega. Me meenutame Värska hooldekodus peaaegu surnuks näljutatud Aavot ja Värska hooldekodus, mis kuulub Südamekodude ketti, kus omanikud on reformierakondlased, kasusaajad on reformierakondlased ning mida tookordne Reformierakonna valitsuse minister Riisalo, kelle haldusalasse juhtumi menetlemine kuulus, hakkas siis juhtumit pisendama ja püüdis vaiba alla pühkida. Ja nii ka nüüd Pihlakodu vägistamise puhul on käima pandud masinavärk ilmselge eesmärgiga, et juhtumid ei jõuaks sinna, kuhu nad peaksid jõudma, nimelt vastutuseni. Et lõpuks ometi vastutaksid reformierakondlastest hooldekodu ärimehed, kellele on lähedased kalli raha eest usaldanud oma vanainimesed, ootuses, et nende eest kantakse selle raha eest head hoolt ja vanainimeste viimased eluaastad oleksid hoolekandeasutuses turvalised. Kahjuks juba mitmendat korda nii ei ole. Ja küsin siis teie käest, kas on siin midagi valesti või ei ole? Kas teie juhitud riigis on midagi tehtud valesti, et sellised asjad saavad juhtuda? Ja kui ongi kahetsusväärselt ikkagi juhtunud, siis kuidas saab nii olla, et õigussüsteem, kes peaks vägistamise ohvreid kaitsma, hakkab kaitsma hoopis asutust, kus see kõik juhtus ja pisendama ohvrite kannatusi ja trampima lähedaste läbielamistel ja tunnetel? Aitäh, austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed. Loomulikult sellised teod on üheselt hukkamõistetavad ja neil ei ole õigustust. Kui prokuratuuri väljaütlemine on põhjustanud pahameelt, siis küllap on nende ülesanne ka see kommunikatsioonis ise ära selgitada, mida keegi oma väljaütlemistes mõelnud on või kus ta seda öelnud on. Ja hästi oluline on, et sellistele tegudele järgneks nii hukkamõist kui karistus. Täitevvõim, nagu te teate, ei juhi süüdistust, ei juhi ka kohtuvõimu. See tähendab seda, et prokuratuur oma tegevustes on sõltumatu ka menetlustes, ka menetlusotsustes ja nii see peabki olema.
demokraatlikus riigis, et prokuratuur on sõltumatu ja süüdistus. Ja kohtusüsteem teostab kontrolli kõige selle üle, muuhulgas ka prokuratuuri tegevuse üle, ja kohtuotsused on selle kontrolli mõõdupuuks. Nii et veel kord, jah, ma arvan, me siin ei pea keegi üksteist veenma, et sellised teod tuleb hukka mõista üheselt ja tegude toimepanijad peavad saama karistuse. Aitäh! Suur tänu. Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Selle vastuse eest. No saame siis näha, kuidas selle asjaga läheb. Kuna täpsustasin oma küsimust ja piiritlesin selle seekord sotsiaalteemadega, siis kuigi väga tahaks küsida veel palju muudki teemal olukorrast riigis, mis on tegelikult kompleksselt käest ära hõlmates majandust, maksundust, haridust, rahandust ja loomulikult energeetikat ning seda põhjusel, et seda riiki juhivad asjatundmatud, arrogantsed ja küüniliselt käpardid, siis ma jätkan siiski lubatud sotsiaalteemadega. No tõesti, uus parempoolne valitsus on vaevalt tööle hakanud, kui otsuseid, mille puhul ei mõista, kes ja kuidas üldse niimoodi mõelda saab, tuleb nagu Vändrast saelaudu. Ja just oli uudis, kust me saime teada, et riik võtab puudega lastelt ära õiguse varakult erihooldekodu järjekorda saada. Ja samuti kaotavad vaimupuudega noorukite pered ka kuni 600-eurose töövõime toetuse ning riigilt edaspidi mingeid teenuseid ega kindlust tuleviku suhtes ei saada. Et kas te oma ülbuses ja arrogantsuses üldse mõistate, mida te Eesti inimestele teete? Te oskate rääkida vaid julgeolekust, sest teie sõbrad relvaärimehed peavad oma noosi ju lõpuks kätte saama. Oskate ülistada vaid taastuvenergeetikat, sest teie sõbrad tuule- ja päikeseärimehed peavad oma noosi veel kiirelt kätte saama, enne kui see suur rohepettus kõik kokku kukub. Ja oskate vaid tõsta makse ja reipalt raporteerida, kuidas see kõik jätab inimestele rohkem raha kätte. Teie valitsuse rahandusminister süüdistab kõiges Eesti inimesi, et need lihtsalt vinguvad ennast ja riiki vaeseks. Teie uus sotsiaalminister on teinud korraliku avalöögi, nagu ma juba ütlesin, ja läinud puuetega inimeste, puuetega laste ja vaimupuuetega noorukite kallale ja neilt viimast tuge ja abi ära võtma. Kuna te ise peate ennast selle vaese, ära kurnatud ja paljaks röövitud europrovintsi peaministriks, siis palun vastake. Miks on riik läinud kõige nõrgemate ja haavatavate kallale, võtab neilt viimseni vahendeid ära ja suunab selle raha pankurite, taastuvenergiaärimeeste ja relvaärimeeste taskusse? Härra minister, palun. Aitäh. Jah, ma saan aru, et see eelnõu on ka parlamendis ja põhjus sellele eelnõule on lihtne, et kooliea pikendamine. Et need lapsed ei välju süsteemist, vaid jätkavad haridusteed. Aga seda te oleks saanud ka komisjonist teada ilma selliseid, kogu seda sellist võib-olla veidi mürgist juttu paberilt maha veerimata. Aga siiski mõni lause, et kui te ütlete, et Eesti riigi kaitsesse lisainvesteerimine on Reformierakonna või minu sõprade relvaärimeeste jaoks, siis minu meelest alustate te kogu Eesti kaitsesüsteemi, kõiki inimesi, kes Eesti kaitset oluliseks peavad. Eestit tuleb kaitsta vaenulike naabri eest. See ei ole mitte relvaärimeeste nuumamine. Ma saan aru, et EKRE jaoks on see jälle justkui nagu katse, mida te olete ka varem teinud. Ma mäletan Eesti kaitseväega vastanduda, Eesti kaitsetega vastanduda. Minu meelest on see piinlik ja mage. Eestit on vaja kaitsta, me paneme sinna rohkem raha ja see põhjus ei ole mitte sellepärast, et meil oleks sõbrad relvaärimehed, vaid sellepärast, et Eesti naaber on Venemaa, kes käitub agressiivselt. Ja ma saan aru, et teie jaoks pole ei Putinit ega sõda, vaid on mingisugune laboratoorium, kus te kogu aeg proovite erinevaid sõnumeid. Ma kutsun üles teid tegelikult seda väljaütlemist parandama, et Eesti kaitset ei tohiks halvustada ka parlamendiliige, isegi kui ta on opositsioonis. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Siim Pohlak, palun. Aitäh. Ja juhataja, lugupeetud peaminister, lõpetasite siin kaitse teemaga, et selleks, et meil oleks keda kaitsta, et meil oleks riik, mida kaitsta, peab meil olema Eesti rahvas, mis tähendab, et meil peab olema suurperesid ja peab olema lapsi. Ja ma jätkan sotsiaalse õigluse teemal, et paljudes Euroopa riikides on loodud täiendavaid soodustusi suurperedele, et Prantsusmaal näiteks saavad suured pered, kus 3 või rohkem last riiklikku toetust uue sõiduauto soetamisel. Hispaanias on suurpered vabastatud auto ostmisel registreerimistasust. Ungari toetab suurperesid märkimisväärse summaga uue sõiduki ostmisel, kodu soetamisel. Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias saavad suurpered märkimisväärseid soodustusi elektriarvetelt. Et Eestis on kõik täpselt vastupidi, et Reformierakonna juhtimisel on suurpered saanud kõige rängemalt pihta automaksu ja pööraste elektriarvetega ning avalikust meediakajastust jääb selgelt mulje, et uuel koalitsioonil puudub igasugune positiivne programm suurperede jaoks. Et kas teil
on mingeid ideid, samme, mis toetavad paljulapselisi peresid või ei ole? Et miljardid leiate tuulikuärimeeste jaoks, aga suurperede jaoks raha ei ole. Et palun rääkige siis, mis teil suurperede vaates uue koalitsiooniga plaanis on? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Ma arvan, et see on oluline küsimus, sest ma olen ka ise korduvalt öelnud, et demograafiline probleem üle kogu Euroopa, üle kogu maailma arenenud riikides on päris tõsine. Jah, ja kui vaadata ka nagu statistilisi näitajaid, siis peretoetus kolmandana sündinud lapse kohta on pea 3 korda kõrgem, 2,9 korda kõrgem kui peretoetused teisena sündinud lapsel. Aga vähenenud on nii teisena sündinute arv, mis on vähenenud veidi alla 6%, kui kolmandana sündinud laste arv. Ja kui vaadata numbreid ka raha poolest, te räägite rahast, siis soomlased, Soome teadlased tegelikult on samasuguse analüüsi teinud, vaadanud erinevate riikide rahalisi toetusi ja jõudnud üsna üheselt mõistetavale tulemuseni, et rahaga üksiti sünde juurde ei saa, et selle osa kindlasti on ka kindlustunde loomine, ka ühiskondlik hindamine, ka teenuste tasakaal, tööelu tasakaal selle juures nii edasi. Ja kui vaadata ka numbreid üksiti, siis rahalise poole pealt jälle, kui te otsite raha ja sündide seos, siis Poolas on suurimad rahalised toetused, peaaegu 2,5% SKP-st, samas madalam sündimuskordaja. Saksamaas on Euroopa Liidus kolmandad rahalised toetused, pea 2% SKP-st, sündimuskordaja tagantpoolt 11. Bulgaarias rahalised toetused SKP-sse 2,2 korda väiksemad näiteks kui meil. Sündimuskordaja Euroopa suurim. Nii et päris sellist ühest kuldvõtit ei ole, aga ma olen ka korduvalt siin parlamendi ees olnuna öelnud, et kui teil on häid ettepanekuid, me kindlasti oleme nõus neid kuulama ja ma arvan, et majanduskasvu alguses, nagu me praegu oleme, see lisab peredele kindlustunnet, järgmisest aastast jääb tõesti inimestele rohkem raha kätte, nagu Monika Helmegi mainis, kaotame juba kehtestatud tulumaksu esimesest eurost, ka ettevõtete kasumimaksu ja olulisena tõuseb tulumaksuvaba miinimum 700 euroni, mis jätab inimestele, ka peredele rohkem raha kätte ja see on kindlasti sotsiaalselt õiglane, kui selle küsimuse pealkiri oli sotsiaalne õiglus. Nii et veel kord, kui teil on asjalikke ettepanekuid, me oleme neile igati avatud, koalitsiooni läbirääkimised on praegu käimas, ärge hoidke küünalt vaka all, aga jah, sellist ühest seost, et raha eest justkui saaks lapsi vastu, seda ei ole keegi suutnud seni tuvastada. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on liitumiste läbilaskevõime suurendamine tarbimisel. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea minister. Jätkame siis energeetika rajal ja vaadates praegust tegevusi ja poliitikat energeetikas, siis praegune valitsus on selgelt võtnud siis rohe eesmärgi täitmise ja nii nagu ka plaanis on, et 2030 peaksime siis Eestis tootma roheenergiat sama palju, kui me tarbime, aga samas kogu selle eesmärgi juures on tekkinud mitmeid probleeme. Esiteks probleem on selles, et kogu süsteemi rajamine nõuab väga suurt ja mahukat investeeringuid miljardites, et see kõik roheenergia mahuks ära siia võrku. Ja teine pool, roheenergia on volatiilne. Ja selleks, et seda probleemi lahendada, et olete ise kutsunud üles ja teie valitsus, et me võiksime siia süsteemi siis paigaldada aku mahtu. Ehk siis sellisel viisil nagu vähendada seda probleemi. Nüüd, kui ettevõtjad on alustanudki selle tööga, siis kahjuks me oleme saanud väga palju infot selle kohta, kus ettevõtjad on selgelt öelnud, et neid liitumisvõimsusi lihtsalt ei ole ja tegelikult neid investeeringud nendes mahtudes, mida soovitakse teha, et selle probleemi likvideerida, ei ole võimalik teostada. Ja ma räägin eelkõige siis võrgu läbilaske võimest tarbimisel, mitte müümisel. Et kui näiteks on ettevõte, kes toodab tuulest energiat või siis päiksepaneelidest energiat, siis müüa ta võrku saab
aga kui ta sinna juurde sooviks paigaldada ka siis akupangad, siis vot seda teist poolt, mis puudutab siis läbilaskevõimet tarbimisel ei ole ja ta puhtalt majanduslikult ei tasu ära. Et millisel viisil te praegu ja kui kiiresti te seda probleemi soovite lahendada? Aitäh! Jaa, aitäh küsimuse eest. Nii nagu te küsimus ka välja tõite, on võib-olla praegu siis selleks olulisemaks pudelikaelaks just nimelt võrgu läbilaskevõime. Ja selle probleemi lahendamiseks on Riigikogus praegu teise lugemise ettevalmistamisel ka eelnõu numbriga 556, mis siis aitab just ühtlustada või paremini ettemääratavaks teha võrgutasud. Ehk et kui me räägime põhivõrgust, mida siis Elering halgab, et seal oleks siis selge, et pool sellest võrgutasust on kaetud Eleringi fikseeritud hinnakirja järgi ja teine pool siis saab olema kaetud juba liituja poolt. Nüüd see, et kus kohas konkreetsel juhul võib pudelikael olla, et ilmselt te ise ka päikseenergia arendajana teate, et see võrk, elektrivõrk siis on üles ehitatud vana aja järgi või selle aja järgi, kus tootmine oli idas ja tarbimine oli üle Eesti laiali. Nüüd on meil tootmine ja tarbimine ja seetõttu võrgu ümberehitused võivadki olla väga kallid, et kui see viimane liitumissoov sinna võrku toob endaga kaasa ka näiteks vajaduse ehitada midagi ümber alajaamas, et see on see peamine kitsaskoht. Kui me saame siin Riigikogus selle eelnõu valmis ja vastu võetud, et siis Eleringi võrguga liitujate jaoks läheb pilt selgemaks, aitab kindlasti ka Elektrilevi poole pealt kaasa. Aga tõsi on ka see, et jaotusvõrk on üsna vana ja seal ongi vaja teha täiendavaid investeeringuid, mida aja jooksul on tehtud erinevatel põhjustel liiga vähe, et praegu on siis ka algatamisel Konkurentsiametiga koos uuring Elektrilevi jaotusvõrgu seisundi kohta, et siis oleks võimalik juba teha pikemad planeeringud, kuidas võrku arendada ja teiseks, et siis ka kuidas neid võrgukulusid katta. Aga lihtsalt ka nüüd elektri hinnast korra, kuna see kõik on ju omavahel seotud, et siis nii kui Eestis on soodsad päikse- ja tuuleolud, nii nagu täna vähemalt päikse poole pealt on, siis täna on meil Nord Pooli piirkonnas üks kõige madalamaid hindu, et Soome on vist madalam, aga Rootsi näiteks kõrgem ja teised riigid veel rohkem kõrgemad. Aitäh! Suur tänu! Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, et hea, et te selle nüansi tõite praegu mängu, et vaadates praegu viimaseid päevade elektri hinda, siis Eestis see elektri hind ongi madal, mis tarbijal on kindlasti positiivne, aga teiselt poolt, mis puudutab siis ettevõtted, kes sinna on nagu investeerinud, siis nii-öelda olukord kindlasti nende jaoks hea ei ole. Ja kui lisaks vaadata ka tänast nii-öelda Nord Pooli turgu, siis meil hetkel me toodame rohkem, kui me tarbime ja osa elektrit, mis on nagu päris odavalt, saavad ka meie naabrid, ehk siis Läti nii kaua, kui neid võimekusi ei ole, aga küll nad need võimekused ka siis saavad. Ehk siis tegelikult turul on juba anomaalia ja kui see asi sellisel viisil, sellises tempodes läheb edasi, see anomaalia lihtsalt nagu suureneb. Et me ise tekitame lihtsalt selles siis tegevus nii-öelda keskkonnas energeetikas veelgi suuremaid probleeme. Ja see on ju tekitatud seos sellega, et oletegi ja peab tunnistama ka eelmised valitsused selge suuna rohepöörde osas ja kõik need investeeringud ja kõik need probleemid, mida me igapäevaselt siin ka arutame, on ju tekkinud tänu selle nii-öelda suunale. Samas meil on olemas võimalus hoopis teine suund võtta, ehk siis me räägime põlevkivi tööstuses ja arust ja sinna investeerida ja seal siis tegelikult elektri hinna alla tuua. ENMAK-is on välja toodud hinnatase aastaks 2030 ja sinna on juba arvestatud kõik need nüansid, mis puudutab erinevaid investeeringuid roheenergiasse. 150 € megavati eest tunni kohta.
Kas teie arvates on see hind, mis on 2030. aastaks prognoositud, konkurentsivõimeline, et ta meie majanduskeskkonda arendaks, ei pärsiks ja et ta on ka meie tarbijatele vastuvõetav? Aitäh! Jaa, aitäh, et siin oli nüüd mitu aspekti küsimuses sees. Esimene, ma saan aru, et kõikidel, kellel on ainult päiksepark, nendel investorina ongi selles mõttes keeruline. Tarbijal on hea meel, et hind on madal, investor selle üle liiga suurt rõõmu ei tunne. Nüüd siin lahendusi on ju tegelikult vähemalt kaks. Üks on see, millest ma enne juba rääkisin, eelnõu 556, et oleks võimalik ka siis mõlemasuunalist võrgu kasutust teha, et kui päiksepargi juurde teha ka akupark, siis ökonoomika muutub hoopis teistsuguseks, aga nii nagu te ilmselt ise ka teate, et see eeldab võrguarendusi väga paljudel juhtudel ja ka seda tegelikult need eelnõud toetavad. Ja teine, mis kindlasti mõjutab ka elektrihinda Eesti turul, on ju need samad ühendused. Näiteks praegu tänase päeva seisuga on elektri hind Lätis, Leedus kõrgem kui on Eestis. Ehk et kui meil oleks praegu olemas 4. ühendus Läti ja Eesti vahel või Eesti ja Läti vahel, ükskõik kui ma võidi seda vaadata, et siis kindlasti avaks see võimalusi ka elektrienergia ekspordiks. Nii et ühendused on kindlasti osa konkurentsivõimelisest elektri hinnast ja tegelikult osa ka majanduse elavdamisest ja majanduskasvust. Nüüd siis te mainisite seda, et 150 eurot megavatt-tund arvestuslik või prognoositud elektri hind aastal 2035. Esiteks siin me ei räägi elektri börsihinnast, vaid räägime elektri lõpphinnast tarbijale, mille sees on nii võrgukulud, erinevad tasud ja maksud. Aga nii nagu ma olen ka siin eelnevalt erinevates debattides vastanud, iga prognoos põhineb mingitel kindlatel eeldustel ja kui me ei investeeriks taastuvenergia tootmisse, siis lõpphind nende samade eelduste korral tarbijale oleks oluliselt kõrgem 2035. aastal. Kas 2035. aastal elekter hakkab meil maksma lõpphinnana 150 või mingisugune muu hulk eurosid lõpphinnana? Ma arvan, täna ei saa keegi 100% täpsusega öelda, saab lihtsalt öelda, et selliste eelduste puhul, arvestades ka seda, mida teevad naaberriigid, millised on ühendused ja nii edasi, võiks see hind olla selline. Aitäh! Suur tänu. Ja kuna lisaküsimusele aplikeerujaid ei ole, siis Lauri Laats, mul on teile hea uudis, et saate ka kolmanda võimaluse. Palun, Lauri Laats. Aitäh. Energeetika on oluline ja eks energeetika on ka majanduse üks mootoreid ja tegelikult ta peaks olema nii-öelda sellises võtmes meie majanduses, et me ei keskenduks selle nagu nii-öelda esimesena küsimuses. Ma nüüd sõnastan teistpidi, et ta peaks olema meil pidevalt kättesaadav ja hea hinnaga ja tegelikult me rõhku tegelikult suunaks teiste majandusharude peale. See on nagu see, ma arvan, lõppeesmärk, mida me kõik taotleme. Et mul on nagu ka hea uudis, et ma lihtsalt vaadates ka praegust tootmist, siis võin öelda, et meie roheenergia tootjad on siis tõenäoliselt täna nii päike kui tuul, siis toodavad lausa hetkel 1250 megavatti ja tarbimine, see on see probleemne koht, ehk siis tarbimist on vähe, alla siis 750 ehk siis 700 ja odava siis hinnaga me päris suures mahus müüme seda nii Soome kui ka Lätti. See on praegu see tunni siis selline vaade, mis on nagu laivis siin. Ja tulles tagasi jällegi, et me müüme seda ikkagi päris odavalt välja, et see väga palju meil siis juurde raha majandusse ei too. Ja kui me arvestame, et siin osad pargid kindlasti on ka dotatsioonil, toodavad siis hetkel siis tegelikult võib isegi öelda, et saadakse ka kahju riigi vaatest. Nüüd siis, millega ei ole arvestatud, et kui vaadata seda pilti, siis meie eesmärk 2030,
siis tegelikult Läti ja Leedul on täpselt samasugused eesmärgid, et nemad ka saavad endale roheenergiat juurde tootmisüksustena. Kui mälu ei peta, Läti ja Leedu puhul on see 2035 ja siis tegelikult olukord on veelgi keerulisem. Ehk siis seda roheenergiat ühel ajal on päris palju. Kuidas me seda need riskid maandame maha, et kui meil kogu piirkonnas on roheenergiat sel ajal, kui me ei tarbi, nii nagu ka praegune live pilt näitab, mis me sellega teeme? Aitäh! Jaa, aitäh! Live pilt ma tegin omal ka lahti ja tõesti praegu toimub Eestis väga korralik elektri eksport, et 370 megavatti läheb Soome ja 325 läheb Läti suunal. Et kui meil ühendusi ei oleks, siis meil olekski hind nullis või miinuses, et sellepärast on need ühendused vajalikud. Ja nüüd päeva sees, et kes tunnevad rohkem huvi energeetika vastu, et siis täna on ka vähemalt 2 tunnil võimalik elektrit müüa üle 100 euro megavatt-tund, ehk et kui on olemas päiksepark, selle juures akupark, siis seda arbitraaži on võimalik teha ka nii-öelda tootja või siis energia müüja vaatest. Ja ma arvan, et sinna suunda see turg areneb ja seal on kindlasti palju ruumi, et ka need salvestusvõimalused tuleksid juurde, mis lõppkokkuvõttes aitab kõik hinda ühtlustada. Ja kui me jõuame nüüd nendesse kuudesse, kus päikest väga palju ei ole, siis on selge, et meil on vaja juurde tuuleenergiat ja me saame kokkuvõttes ikkagi madalama elektri hinna tarbija vaatest ja võib-olla siis viimane tähelepanek, et väga oluline on meie meelest ka pikaajaliste ostumüügilepingute ehk PPA-de turu arendamine, mis peaks siis aitama tegelikult kaitsta nii elektritootjat kui elektriostjat. See turg on meil hetkel veel lapse kingades, aga kui midagi on lapse kingades, siis järelikult on seal suur potentsiaal edasiseks arenguks. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane 3. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja enne kui ma loen selle küsimuse ette, et minu siiras tunnustus ja lugupidamine härra Reinsalu, et Riigikogu juhatuse palvele täpsustada küsimust on reageeritud väga põhjalikult ja nüüd ma loen selle väga põhjaliku küsimuse püstitusega peaministrile siinkohal ette. Ehk siis teema on Riigikogu eelarve kontrolli komisjoni esmaspäevase hinnatõusu arutelu materjali Eurostati võrdlevaid andmeid seoses hinnatõusuga, Konjunktuuriinstituudi viimast baromeetrit, märtsikuu Eurobaromeetri uuringut ning Isamaa esitatud viimase kuu ettepanekuid, kuidas leevendada inflatsiooni, sulgudes vähendada negatiivse lisaeelarvega valitsemiskulusid ning loobuda kaudsete maksude, gaasi, bensiini, elektri ja diisliaktsiisi ning käibemaksu tõusust lähikuudel sulud kinni, silmas pidades tehtud järeldustest valitsuse poliitika kohta. Ja Urmas Reinsalu, palun. Ja aitäh, härra Riigikogu esimees. Mis te naerate minu küsimust ette lugedes nagu Riigikogu juhatuse poolt? Urmas Reinsalu, ma just tunnustasin teid väga täpse ja põhjaliku küsimuse püstituse eest. Juhatuse nõunikud pöördus tõesti eile õhtul minu poole, et kui ma küsin lihtsalt valitsuse poliitikast, siis ministrid võib-olla ei suuda anda vastust oma poliitika kirjeldamise kohta. Ma andsin siis ka ette lähteandmed, millega siis oleks võimalik peaministri tutvuda. Kuid probleem puudutab hinnatõusu. Eesti Panga hinnangul on selle aasta prognoositav hinnatõus 6%, toiduainetel 7%, eelmisel aastal oli toiduainete hinnatõus 6,5%. Me oleme ülikiirelt liikunud hinnatõusuga Euroopa Liidu riikide seas. Vastavalt siis 2012 oli Euroopa Liidu keskmine toiduhind meil Euroopa Liidu tasemest 86%, 23. aastaks juba 109 ehk Soome tase. Ja sellel aastal saab olema Euroopa Liidu prognoositavalt suurim hinnatõus. Hinnatõus tähendab, et töötavate inimeste ostujõud on Eesti Panga prognoosi järgi 2,3% sellel aastal väiksem, ka pensionäride netoostujõud on väiksem aasta lõpus kui aasta alul. Ja hinnatõusu mõjutavad regulatiivsed otsused ehk maksutõusud, aktsiisid tõusud 1. maist, 1. juulist käibemaksu ja bensiini hinnatõus. Ja Isamaa on esitanud oma ettepanekud inflatsiooni
siis leevendamiseks, mis puudutab kaudsete maksude ärajätmist ja ka valitsemiskulude vähendamist, kuna vastupidiselt lubatule tegelikult sellel aastal hoopis valitsemiskulud tõusevad. Härra peaminister, milline on teie valitsuse käsitlus inflatsiooni poliitikast? Palun kirjeldage seda siis parlamendile ning vastake ka sellele, et mis põhjusel prognoositavalt Läti ja Leedu selle aasta hinnatõus nende pankade ekspertiisi alusel jääb üle 2 korra väiksemaks kui Eesti Panga prognoositav 6%-line hinnatõus. Miks meie Balti regioonis on nii suured käärid hinnatõusu vahel? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Ka mina tunnustan teid selle küsimuse sõnastuse eest. Ehkki ta lõpuni arusaadav ei ole, aga siiski see põhjalikkus on nimeks pandav. Et müts maha, lõpuks ometi on see vestlus siin kandnud vilja, et kui tahetakse täpsemaid vastuseid küsimustele, küsitakse ka täpsemalt. Sest see küsimus Riigikogu eelarve kontrolli komisjoni esmaspäevase hinnatõusu arutelu materjali, Eurostati võrdlevaid andmeid seoses hinnatõusuga, Konjunktuuriinstituudi viimast baromeetrit, märtsiga Eurobaromeetri uuringut ning Isamaa esitatud viimase kuu ettepanekuid, kuidas leevendada inflatsiooni, vähendada negatiivse lisarvega valitsemiskulusid, loobuda kaudsete maksude, gaasi, bensiini, elektri, diisliaktsiisi, käibemaksu tõusust lähikuudel, silmas pidades tehtud järeldustest valitsuspoliitika kohta. Ma arvan, et see on pikim küsimus, mida ma peaministri karjääri jooksul olen saanud. See ei ole küll pikk karjäär, aga tunnustan teid, nii et alaku see meie vestlus siis positiivselt. Nüüd numbrites ma pean siiski teid parandama, et Eurostat just avaldas ka Euroopa Liidu märtsi inflatsiooni numbrid. Eesti on seal siiski 4.–5. koht, mitte esimene, et meist eespool on Rumeenia, Ungari ja Poola, et faktikontroll seda jah ei kinnita, et me esimesed oleme. Aga sellest hoolimata loomulikult inflatsioon teeb muret, kui me vaatame aastate peale ajas tagasi, siis 2022. aastal, see on nüüd vahetult siis pärast teie valitsust ja teie otsuseid teise pensionisambaga palju muud, oli inflatsioon Euroopa Liidu kiireim, siis ta oli 19,4%. See oli kindlasti suhteliselt keeruline aeg. 2023. aastal olime 6. kohal ja 2024. aastal 4. kuni 6. kohal, nii et ilmselt samal edetabeli kohal üldise inflatsiooniga me oleme ka sellel perioodil. Aga ma olen nõus, inflatsioon kõrge on kindlasti probleem. Nüüd vaadates, millest see inflatsioon tuleb, see kindlasti vajab selgitamist ja kirjeldamist, siis suur hulk Eesti eksperte, ja see ei ole mitte ainult Eesti ekspertide eripära, aga nemad kirjeldavad Eesti olekut, Eesti olukorda, inflatsiooni veab eeskätt palgakasv ja maailmaturu toormehinnad. Nii et hinnatõus ja palgatõus käivad käsikäes. Eestis just seetõttu, et siin on ka tööjõupuudus, pigem tugev surve palgatõusule. Ütleme lihtsamaks tehes seda, et kui eelmisel aastal oli hinnatõus 3,5%, siis needsamad eksperdidki on näitlikustamise mõttes öelnud, et kaup, mis varem maksis 100 eurot, ostsid poest, siis nüüd on 103 eurot ja 50 senti. Selle kõrvale jälle saab panna selle, et töötasu alammäär tõusis 2025. aastal 66 eurot kuus ja pension kasvas 43 eurot kuus. Ja Eesti Panki on selles samas komisjonis, mille te nii lahkelt see kirja panite, kenasti välja toonud, et 2/3 ehk suure osa lõviosa inflatsioonist moodustab palgatõus ja toorane tõus maailmaturul. Ja 1/3 maksutõus või maksud, millest pool on autode registreerimistasu. Aitäh! Aitäh! Ja Urmas Reinsalu saab võimaluse nüüd täpsustavaks küsimuseks. Palun, Urmas Reinsalu. Härra peaminister, mina kiidan teid, et te olete lähteandmetega tutvunud. Kuid minu küsimus oli et teil oleks informatiivne baas, aga te tegelikult ei andnud käsitlust, milline on valitsuse poliitika inflatsiooni kohta. Praegu on valitsuse regulatiivsed sammud inflatsiooni suurendavad, mitte vähendavad. Ning ma juhin tähelepanu, et ei vastanud ka minu küsimusele, mida ma loodan teises küsimuses te teete, miks siis Lätis ja Leedus on prognoositavalt üle 2 korra madalam hinnatõus. Nüüd see viide sellele, et mis on prognoositavalt 6% Eestis, öelge mulle, härra peaminister, kui te olete lähteandmetega tutvunud, mida ma palusin ja ma näen, et olete teinud seda, millises prognoositavalt Euroopa Liidu liikmesriigis
prognoositakse siis suuremat inflatsiooni kui 6%. Et nii-öelda millises Euroopa Liidus prognoositavalt 6% või suuremat seda teiseks selleks aastaks. Teiseks, et milline on siis põhjus, et Lätis ja Leedus inflatsioon sellel aastal prognoositavalt on üle 2 korra madalam. Ja kolmandaks, milline on valitsuse inflatsioonitõrjepoliitika. Ja vastavalt tööjõu tootlikkuse kohta, see on eraldi probleem. Et küsimus sellest, et kas inflatsiooni tõttu on meil palgasurve selline või vastupidi, et palgasurve, teie sõnastasite nõnda, kruvib inflatsiooni. Ma juhin tähelepanu, et Swedbanki hinnangul meie tööjõu tootlikkuse kukkumine on viimase 28 aasta pikim. Ja see on eraldi tõsine probleem ja seda kahtlemata inflatsioon survestab ja ma arvan, et teie tagurpidine järeldus ei ole asjakohane. Puudutavalt miinimumpalka, siis ma juhin teie tähelepanu ka Eurostati andmetele, et 25. aasta jaanuari seisuga ostujõu pariteedilt on Euroopa Liidu tasemel Eesti miinimumpalk madalaim ostujõu pariteeti arvestades. Aga palun vastake minu osundatud 3 tähelepanekule, mida ma esimeses küsimuses vastust ei saanud. Aitäh. Aitäh. No, te rääkisite nii palju muud juttu juurde, et see võib tõesti segadused tekitada, aga ma siis tulen selle juurde, et kõigepealt hinnatõusu ja palga tõusu seostest, et Eesti inflatsiooni on siiski vedanud teenuste hinnatõus ja teenused on tööjõumahukad. Siin pole midagi teha. Ja mida kiiremini kasvavad meie palgad, mida me ju tahame, seda me ju ometi tahame, et inimeste sissetulekud ja palgad kasvaksid, seda kiiremini kasvab ka inflatsioon. Et mõned tsitaadid lihtsalt siit vaadates, et oktoobris 2023 Tõnu Mertsina on öelnud, et hinnatõusu tõukab edasi palgakasv. Aprillis 2024 Mihkel Nestor on samamoodi öelnud, et kui tahame suurt palgakasvu, peame leppima kiire hinnatõusuga. 2024. aasta Postimehe loo pealkiri, lihtsalt meelevaldselt valitud, aga üks neist palgakasv hoiab nii Eesti kui euroala inflatsiooni kõrgel. Ja oktoobris 2024 Kaspar Oja, teilegi ilmselt tuntud, Eesti Panga analüütik, Eesti inflatsiooni veab jätkuvalt palgatõus. Selle me oleme siis tuvastanud, et palgatõus ja hinnatõus käivad koos. Nüüd, kui te küsite, mis on valitsuse käsitlus ja mida valitsus teeb, siis valitsus on asunud juba eelmises valitsuses koosseisus on asunud kärbetele. Kärped on läbivad avalikus sektoris, välja arvatud siis õpetajad, kaitsevõime, sisejulgeolek. Ja ma kindlasti ütlen, et oleks hästi klaar, meie pensione kärpida ei kavatse, minu ajal pensione ei kärbita. Ja ma tean teie veendumust, et pensionisüsteem tuleb ümber teha, teine pensionisammas lammutada ja lootuses, et ka pensionitest lisaraha võtta, seda ma kindlasti ei toeta, et oleks öeldud. Numbrites 4 aastaga kärbime 1,4 miljardit avalikke kulusid ja 2025. aastal eelarves tööjõu majandamiskulud siiski vähenevad 1,1%. Eelarve kasv on ka väiksem kui majanduskasv. Kasvavad valdavalt riigikaitsekulud veidi alla 10% ja sotsiaalkulud 7,5%. Majanduse poole pealt valitsus astub hulga samme selleks, et majandus kasvama hakkaks, inimesed paremini toime saaks. Ja järgnevatel aastatel sellest ja majandusolukorrast tulenevalt on prognoositud ka inflatsiooni langust, nii et sellel ajal inflatsioon kindlasti on kõrge, järgnevatel aastatel madalam. Mis on fakt, on kindlasti see, et majanduskasv on alanud ja selleks, et see majanduskasv saaks hoogu, me kaotame ettevõtete kasumimaksu, inimestele hõlpu andmiseks ja sotsiaalse õigluse mõttes ka kindlasti mõistlik samm 1. eurost tulumaksu ja tõstame tulumaksu vaba miinimumi ehk teie loodud Isamaa ja Keskerakonna ühissünnitise maksuküüru saadame ajalukku. Ja see jätab ka inimestele 26. aastast väga palju raha rohkem kätte. Nii et sellega saavad inimesed rohkem toime. Aga jah, nagu öeldud, palgatõus, inflatsioon ehk palgatõus ja hinnatõus sellel aastal käivad veel palju käsikäes, järgnevatel aastatel analüüsid näitavad, see hakkab raugema. Aitäh! Suur tänu. Riina Solman, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Eesti riigil on üks peidetud pool, mis jääb väljastpoolt tulnud inimestele nägemata, see on vaesus ja ääremaastumine, seda eriti üksikute vanurite ja lastega perede vaates, kus ei saa läbi ilma esmatarbekaupade ja esmatasandi teenusteta. Teie aga tõstate makse, aktsiise, kehtestasite automaksu, arvestamata absoluutselt suurperede ja ka puuetega inimeste vajadustega. Ka 10-lapseline
lapselise pere perebuss saab täie rauaga automaksu. Te lubasite, et käibemaksutõus on ajutine, aga nüüd on teie oma valitsuse rahandusminister välja öelnud, et see ei ole ajutine, vaid see nii ka jääb. Ja probleem puudutab hinnatõusu, eriti toiduainete hinnatõusu, mis on esmatarbekaup, ilma milleta lastega pere toime ei tule. Ja see on tõusnud nüüd 7%, nagu me eelpool kuulsime. Hinnatõus tähendab, et inimeste ostujõud on väiksem. Ja mina küsin, millist lahendust te pakute, eriti ääremaade elanikele elukalliduse tõusust tuleneva sisse- ja siserände surve leevendamiseks, sest suur osa inimesi tulevad ja liiguvad äärealadelt parema palga ja ainelise elukvaliteedi, aga ka haridusasutuste ja parema meditsiinilise abi vähesuse tõttu tõmbekeskustesse, peamiselt Tallinnasse ja Harjumaale, kus juba elab üle 600 000 elaniku. Samas me teame, et äärealadel me vajame, et meil elaksid inimesed, sest see ühtlasi on ka meie julgeoleku küsimuseks. Milliseid lahendusi te pakute äärealade elanikele, et nad siserände korras ei peaks tulema parema palga ja võimaluste järele kõik Tallinnasse ja Harjumaale või siis ka Tartusse ja Tartu ümbrusesse, kus neid ka jagub? Härra minister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, Riigikogu liikmed. Mul kahjuks ei ole uuemaid ja hetkele veel ei ole detailseid andmeid suhtelise vaesuse kohta Statistikaametist. 2024. aasta andmeid veel ei ole. 2023. aastal aasta varasemaga võrreldes vaesus vähenes. Suhteline vaesus 2,3% punkti ja absoluutne 0,8%. 2023. aastal elas suhtelises vaesuses 20% ja absoluutses vaesuses 2,7% Eesti elanikkonnast. Kui nüüd vaadata neid vaesuse näitajaid, siis teile ilmselt teeb head meelt, et elu on Eestis edasi läinud, et sellest ajast, kui Isamaa koos EKRE-ga valitses, on suhteline vaesus vähenenud, näiteks suhtelise vaesuse määr üksikvanemaga perede hulgast 2023. aastal oli 30%, võrdluseks 2020. aasta, kus see oli peaaegu 37%. Vähemalt 3 lapsega paari suhtelise vaesuse määr 2023. aastal oli 12,5%, võrdlusena siis 2019. aasta, kus see oli peaaegu 17%. Nii et need võrreldavad andmed näitavad vaesuse vähenemist ja paljuski on see seotud pensionite kiire tõusuga ja alampalga tõusuga. Kui te küsite, et mida riik teeb, siis ma juba kirjeldasin, et kindlasti väiksema sissetulekuga inimestele jätab rohkem raha kätte tulumaksukohustuse kaotamine 1. eurost, mis täna on seadustatud, mille me kavatseme tühistada. See kindlasti annab hõlpu nii pensionäridele, väiksema sissetulekuga inimestele, seda esiteks. Ja teiseks kaotame Isamaa ja Keskerakonna ühisloomingu ehk selle maksuküüru ja tõstame tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni. See juhtub 2026. aastast ja see tähendab seda, et inimesed, kui me tühistame teie loodud poliitika, saavad rohkem raha kätte ja see teeb nende elu lihtsamaks. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan tänase 3. küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme 4. küsimuse juurde, on käsi püsti Urmas Reinsalu, et teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun. No niisuguses heatahtlikus vormis, härra Riigikogu esimees, eks ole. Ma olen veidikene nõutu, et meil oli niisugune kokkulepe, ma sain aru Riigikogu juhatuse tasemel siin nõunikega, eks ole, et ma annan põhjaliku lähtematerjali, mida valitsuse tasemel läbi töötatakse, selleks, et ma saaksin, nagu oli öeldud, siis valitsuse liikmed saavad sisuliselt vastata. Ja ma küsisin konkreetse küsimuse, milline on valitsuse käsitlus inflatsiooni tõrjest ja miks Läti ja Leedu selle aasta prognoositav inflatsioon on üle 2 korra madalam kui Eesti prognoositav inflatsioon. Kuid tuleb välja, et vaatamata minu lähteandmete rohkusele, mida teie kiitsite, mida härra peaminister kiitis, sain ma nii-öelda 0 bitti informatsiooni, välja arvatud minu meelest vaieldava teadmise, et sellepärast Eestis on inflatsioon, et palgad tõusevad. Mida ma peaksin tegema täiendavalt siis? Aitäh, hea kolleeg, et antud juhul ma tõesti veel kord tunnustan teid väga põhjaliku küsimuse eest, aga samal ajal kindlasti ka härra peaminister oli inflatsiooni küsimuses väga põhjalikult ette valmistunud, et seda me kuulsime siin ka erinevatest numbritest ja mina ütleks, et oli väga sisukas ja põhjalik arutelu. Kui mõni küsimus
jäi vastamata siis antud juhul inflatsiooni vaate kohta, mida te ka küsisite. Mina küll vastust kuulsin, nii et ma ei saa öelda, et võib-olla mõni üksik seik teie väga pikast ja põhjalikust küsimusest on jäänud vähem kajastamata, aga seda on võimalik alati Riigikogu infotunnis jätkata. Selle kohta on võimalik esitada Riigikogu liikmetel veel ka arupärimisi, ka kirjalikke küsimusi, ehk siis, et neid võimalusi siin peaministriga debatti pidada on päris palju ja loomulikult ka see infotund jätkub ja siin on võimalik jätkuvalt küll tõesti teiste küsimuste raames seda võimalust väga ei teki, kui härra peaminister ise ei avalda soovi küsimustele vastata, aga ütleme niimoodi, et debatt jätkub. Aitäh, Urmas Reinsalu, aga me liigume nüüd edasi 4. küsimuse juurde, sellepärast et Lauri Läänemets juba kannatamatult ootab, et saaks härra peaministrilt küsida Eesti inimeste toimetuleku halvendamine teemal kohta. Lauri Läänemets, palun. Jah, aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Valitsuse plaan anda tööandjale õigus ühepoolselt otsustada kuu või nädala kaupa, kui palju inimene palka saab, lööb keskmisel perel täielikult jalad alt. Te võtate inimeselt kindluse, kas tal on toidu ostmiseks raha, kuidas pangalaenu tagasi maksta või kas laps huviringi saab minna. See puudutab peaaegu kõiki. Õdesid, hooldustöötajaid, teenindajaid, autojuhte. Samuti vähendab see vanemahüvitist, pensionit tulevikus ning ka võimalikku saadavat haigushüvitist. Sisuliselt panete töötaja vastutama kõigi ettevõtte äririskide eest või riiki tabanud majanduslanguse eest. Samas te ei võta kuulda ametiühingute hoiatusi, kuigi siin tuleks tasakaal leida tööandjate ja ametiühingutega. Miks teie jaoks on tööandja positsioon tähtsam kui Eesti inimese, Eesti töötaja heaolu? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Me vist eelmine infotund sama teemat debateerisime üle-eelmine, et ilmselt seda debatti jätkame. Jah, me ilmselt saame siin sellest positsioonist erinevalt aru, nagu valitsuses kolleegidena saime samamoodi erinevalt aru, et minu hinnangul ma ei hakka kogu seda seaduseelnõu teksti ju kuidagi ette lugema, see on parlamendis olemas, iga huviline saab ise seda vaadata. Olukord, kus tööturul on võimalik nendel inimestel, kes tahavad paindlikumalt töötada, säilitada endale sotsiaalsed garantiid seda tööd tehes, on see ju ometi neile inimestele kasulik. Et kui sa oled üliõpilane, pensionär või siis mõne terviseriskiga inimene, siis sa saad ju alati valida endale sobivama töökoormuse ja sa saad tööd teha nii, et sinu sotsiaalsed garantiid säilivad, nii et seetõttu jah, ma võib-olla ei mõista seda vastasseisu sellele, sest minu käsitluses, ja ma saan aru loomulikult, et see käsitlus meil nüüd erineb, tundub, et seal on see vastuolu, erinevad töölepingud ja töötingimused lepitakse kokku kahepoolselt, et teie käsitluses see vist on kuidagi väga ühepoolne tegevus, minu hinnangul on see kahepoolne, eriti selles olukorras, kui me just rääkisime ka majandusest laiemalt, siis majanduse üldine pilt pigem on ikkagi selline, et meil on ikkagi, nüüd, kus me oleme majanduskasvu alguses või majanduskasvu on juba alanud, pigem on ikkagi puudu oskajatest, töötajatest ja tööjõust. See tähendab seda, et töötaja valik tööde tegemisel oma tööaja puhul on tema jaoks kindlasti suurem kui mis tahes muudes tingimustes. Nii et seetõttu jah, ma ütleme nii, et ma saan aru, teie vaade pigem on ametiühingute keskne, et ametiühingud peaksid olema kõikide töötingimuste üle otsustaja, aga ma siiski meenutan, et ametiühingud ka siiski esindavad Eestis, ja veel kord vabandan, kui ma siin numbriga eksin, 4, 5, 6, 7% inimestest või töötajatest, et see ei ole teab mis suur esinduse määr. Nii et tuleks ikkagi kuulata ka võib-olla laiemalt seda vajadust ja vajadus selle järgi, et inimesed saaksid paindlikumalt tööd teha, säilitades enda sotsiaalsed garantiid on ju olemas, sest alternatiiv on sellele mis, et nad kasutavad teisi lepinguid, mille käigus nad ei säilita endale seda tööd tehes sotsiaalseid garantiisid.
Nii et seetõttu jah, ma arvan, me selles debatis vist jääme nagu veidi eriarvamusele. Mina pigem olen nende inimeste poolt, kes tahavad paindlikult tööd teha ja endale sotsiaalsed garantiid säilitada. Aitäh! Suur tänu! Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Esiteks ma mäletan neid debatte valitsuses. Te ka kasutasite võimalust öelda, et ametiühingud ei esinda kedagi ja samamoodi teie arvates ka siis tööandjate keskliit ei esinda eriti paljusid tööandjaid, aga millegipärast neid rohkem kuulata. Ja seda ma mäletan selgelt, kus me olime ühel nõul, et see nii on. Ja teiseks te ju räägite üliõpilastest pensionäridest, kelle puhul see ongi mõistlik, aga te nüüd laiendate ju töölepingu seadust kõigile inimestele, sellele ka, kes peaks saama täismahus töötada. Et see on see probleem. Aga minu küsimus on hoopis teisel teemal. Koalitsioonipoliitikute väljaütlemised meedias on andnud signaalid, et tuleb varjatud tasuline kõrgharidus, mis tähendab administreerimistasu kehtestamist. Samuti on öeldud, et teistkordne õppimine kõrgkoolis muutub tasuliseks. See on vastupidine hoiak senisele, kus riigi eesmärk on olnud, et inimesed õpiks kogu elu ja omandaks haridust mitu korda. Elukestev õppe just eelkõige nende osas, kellel on väiksem sissetulek, saab sellest tagasilöögi. Aga tihti need inimesed just peaksidki ümber õppima. Ühiskonna jaoks tähendab see vähem lisandväärtuse loomist, väiksemaid oskuseid tööturul, vähem innovatsiooni. See halvendab inimeste toimetulekut ja võimalust paremale palgale. Millest tulenevalt on valitsus muutnud riigi majanduspoliitilise sihte targema ja tehnoloogiapõhise majanduse poole liikumisel? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Ja Lauri, et esiteks kõigepealt selle eelmise küsimuse lõpetuseks, et mina siiski usun paindlikkuse tööturgu ja sellesse, kus inimesed ja osapooled saavad omavahel kokku leppida ja mitte sellesse, et ametiühingud peaksid otsustama meie kõigi eest, millised on meie töötingimused, eks ju. Et seal me oleme veidi eriarvamusel ja see valitsus tõepoolest, ega selles küsimuses ei ole eksitust, on parem liberaalne ja see tähendab seda, et me pingutame rohkem majanduskasvu nimel, vaba tööturu nimel, kõikide nende reeglite vähendamise nimel, mis majanduskasvu piiravad, et laheneks ka need samad mured, millest siin räägitud on, et hinnakasv võtab inimestelt võimalusi ise hakkama saada või et majandus ei kasva. Majandus õnneks on kasvama hakanud. Nüüd teiseks seesama küsimus, mis puudutab kõrgharidust, see debatt on koalitsiooni vastavas töörühmas veel pooleli. Haridusminister siinsamas kõrval, kes seda debatti veab, aga võin ju kohe meenutada, et temagi võib meenutada, et juba eelmistes valitsustes, kus teiegi olite, me juba kehtestasime selle, et kui keegi enne 10 aastat uuesti õppima läheb, siis ei ole see enam tasuta. Nii et siin praegu küll ei ole erilist muudatust ja kui te küsite, et kas me liigume teaduspõhise majanduse poole, siis vastus on absoluutselt jah, et valitsuses käis koos ka, kus oli jälle samamoodi haridus- ja teadusminister ja minagi, teadus-arendusnõukoda, kus oli koos suur hulk erinevad ettevõtjaid ja teadlasi ja ülikoole ja paljud teisi asjasse puutuvaid inimesi. Ja ma ütleks juba selle esimese kohtumise baasilt, et ka Teaduste Akadeemia muu hulgas, et väga tugevalt on suunatud just sellele, et Eestis teaduspõhine ja teadusmahukas majandus kasvaks. Ja ma meenutan, kui ma käisin ka parlamendi ees rääkimas teadus-arendustegevuse olukorrast Eestis, siis 2023. aastal, 4. aastal võiks ju arvata, et trend on negatiivne, teadus-arendustegevuse investeerimisel vastupidi, see trend on kasvav olnud, ettevõtjad on sinna rohkem raha pannud, mis on suur pluss, et teaduskraadiga töötajatega arv on kasvanud viimastel aastatel, et peaaegu 2-kordseks, mis tähendab sisuliselt, et kui varem ei olnud ettevõtted, kuhu teadlasel minna, siis nüüd ei ole tegelikult teadlast, keda ettevõttel juba võtta. Ma natuke huumoriga pooleks seda pildistan. Nii et see suund Eesti majandusel on teadusmahukama töö poole, tegevuse poole ja hariduses tegelikult kõik need samad otsused, millele te viitate, just kui üllatusena on vist varasemates valitsustes juba teie enda osalus vastu võetud. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Madis Kallas, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Et igapäevaselt saab uudistest lugeda, et inimeste toimetulek on üha keerulisem ja viimasena toodi välja erinevates portaalides statistika, et iga 3. eestlane elab võlgu ehk tema ühe kuu sissetulekud on väiksemad kui igakuised väljaminekud.
Ja kindlasti igale inimesel on tegelikult ju teine eesmärk, ühelgi inimesel ei meeldi elada võlgu, aga see tuleneb reaalsest toimetuleku olukorrast. Võlgu võetakse kas tuleviku arvelt või siis mingeid muid lahendusi välja pakkudes, aga suures pildis see kõik on negatiivse mõjuga. Ma loodan, et ka tänane valitsus erinevate valdkondade aruteludes või seadusmuudatuste ettevalmistamistes olete kaalumas alati seda, et see ei viiks taaskord mingit osa meie ühiskonnast raskesse toimetuleku olukorda võrreldes siis praegusega. Ja minu küsimus oleks lähtuvalt ka Lauri Läänemetsa eelpool tõstetud küsimusest, et kas planeeritavad muudatused, mis puudutavad teise kõrghariduse tasulisuse teemat, on mõistlikud olukorras, kus maailm meie ümber muutub kiiresti ja meil on vaja elukestvat õpet soodustada ka kõrghariduse vaates. Ja kas see võib tähendada ennekõike raskemat olukorda ülikoolidest kaugemate piirkondade elanike vaates, et kellel puuduvad näiteks elukohad ülikooli linnades või transpordiühendused ülikooli linnadega on oluliselt kehvemad? Aitäh! Aitäh! Jah, nüüd päris mitu küsimust oli siin, aga püüan jõudumööda vastata. Kõigepealt, mis puudutab inimeste toimetulekut, ma ütleks küll jah, et me astume samme, et inimesed paremini toime tuleks. See vist on isegi objektiivne kirjeldus, ehkki valitsusel tihtipeale tundub ühtemoodi ja opositsioonis teistmoodi, aga mulle tundub, et me neid samme astume, sest kui vaadata objektiivselt numbreid, siis jah, okei, ettevõtete tulumaksu kaotamine, ma saan aru, sotsiaaldemokraatidel ei ole kuigi südamelähedane valik, aga seal kõrval esimesest eurost tulumaksu kohustuse kaotamine, see just aitabki väiksema sissetulekuga inimestel paremini toime tulla. Tegelikult oleks ju esimesest eurost tulumaksu kohustus mõjutanud kõige rohkem just pensionäre, väikse sissetulekuga inimesi, nii et see on igal juhul sotsiaalselt õiglane ja aitab inimestel paremini toime tulla, selles pole ju mingit kahtlust, et faktina see nii on. Ja teiseks sellesama Isamaa Keskerakonna ühise sünnituse maksuküüru kaotamine ehk tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni viimine, et kui me selle Isamaa Keskerakonna maksuküüru kaotame, siis ka inimestel 26. aastast jääb oluliselt rohkem raha kätte. Nii et neid samme me astume küll päris hoolega, jah, et inimestel elu lihtsamaks läheks, majandus on ka kasvama hakanud ja loodetavasti järgmise aasta algus annab kõigile sissetuleku sõlpu. Nüüd, mis puudutab seda haridusküsimust, tegelikult ma ütlesin jah olulise ära, et see otsus on juba varasemate valitsuste ajal tehtud, millele ilmselt Lauri Läänemets viitab, et minu meelest siin mingit üllatust ei saa olla, et kui ma täpselt sellest küsimuse üdist ei ole aru saanud, siis saate seda kuidagi täpsustada, ma saan hiljem täpsustada vastust. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister. Sellega ma lõpetan tänase 4. küsimuse käsitlemise. Tänane 5. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on sunniraha omavalitsustele. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Eelmise nädala lõpus saime teada, et esimese omavalitsusena on siis Haridus- ja Teadusministeeriumilt saanud sunniraha 3000 eurot Järva vald. Esimesena selles mõttes, et see põhjus oli siis ebapiisav kvalifitseeritud õpetajate arv. Ja siin loomulikult on hästi palju küsimusi, ma proovin siis neid kuidagi sõnastada. Loomulikult vald kohe ütles, et läheb sellega kohtusse ja oli hästi pettunud ja nördinud sellepärast, et nende arvates positiivse ja konstruktiivse koostöö asemel läks siis ministeerium neilt raha nõudma põhimõtteliselt asja pärast, mis on Eestis väga laialt levinud. Küsimus number 1 on see, et nad said siis sunniraha ministeeriumilt selle eest, et neil oli siis ebapiisav arv kvalifitseeritud õpetajaid. Samas see piisavuse nõue ei ole kuidagi defineeritud seaduses ja näiteks ka õiguskantsler Ülle Madise ütles, et kui ministeerium tahab siis midagi nõuda sellel alusel, siis kontrollida, kas on piisav arv kvalifitseeritud õpetajaid või ei ole, et siis peab ministeerium oma seisukohta piisavalt põhjendama. Seda põhjendust siis ei olnud. Ja siis jällegi, et Eestis on ligi 4200
kvalifikatsioonile mitte vastavad õpetajad ehk üle 20% kogu õpetajaskonnast. Nii et ja koole, kus kõik õpetajad vastavad kvalifikatsioonile, on väidetavalt Eestis vaid 3%. Nii et küsimus on, kust siis need omavalitsused neid kvalifitseeritud õpetajaid võtavad? Aitäh! Minister, palun, jah. Ja ma toon natukene tausta sellele Järva valla järelevalvele. Järva valla järelevalvet alustati 2019. aastal. See järelevalve õiend allkirjastati 2020. aastal. Siis oli minister teie erakonnast, ehk siis Mailis Reps, on teinud Järva vallale ettekirjutused seoses kvalifikatsioonile mitte vastava õpetajate osakaalu osas. Nende kvalifikatsioonile nõuetele vastamise tähtaeg pandi 1. september 2021. Ehk siis anti aasta, et rohkem õpetajaid vastaks kvalifikatsioonile. Seda ettekirjutust algseks tähtajaks ei täidetud ja vastavalt Järva vallavalitsuse taotlusele on ettekirjutuse täitmise tähtaega pikendatud korduvalt. On pikendatud 2021. aastal, 2022. aastal ja 2023. aastal. Tulenevalt ka 2023. aasta taotlusest Järva vallavalitsuse poolt pikendati ettekirjutuse tähtaega kuni 1. juulini 2024. Kokku on seda taotlust pikendatud selle Järva valla palvel 4 aastat. 4 aastaga on võimalik ära teha õpetajakutse. Ei pea minema ülikooli, kui inimesel on kõrgharidus, siis ta läheb õpetajate liitu ja esitab seal portfoolio ja teeb ära selle õpetajakutse. 4 aasta jooksul ei ole muutunud olukord selles koolis, millest järelevalve käib, selle koha pealt, et õpetajate kutse omamise protsent ei ole muutunud. Ja seal on ilmselgelt ka koolipidaja vastutus ja kohustus teha see pingutus, et need õpetajad tegelikult selle kutse ära teeksid. Nii et me ei räägi mitte sellest, et kedagi on vaja vallandada või kedagi on vaja uuesti tööle võtta, vaid koolis töötavad õpetajad peavad omandama kutse. Ja seda kutset on võimalik omandada lisaks ülikoolis käimisele ka tegelikult kutseandja juures. Mis on põhjus või millest me räägime, kui me räägime kvalifikatsioonile mitte vastavate õpetajate mitte piisavusest, siis Järva valla selles koolis, millest konkreetses õiendis juttu käib, on 65% tundidest andsid õpetajad, kes vastasid kvalifikatsioonile, aga 35% andsid õpetajad, kes ei vasta kvalifikatsioonile. Ja haridusministeeriumi pikaaegse järelevalve kogemuse pealt on see pretsedenditult suur protsent õppetööd, mis antakse õpetajate poolt, kes ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. See ei ole tavapärane Eesti koolides, et nii suur hulk õpetajaid ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. Ja sealt tulebki see piisav määr, mida me oma järelevalve praktika järgi oleme määratlenud. Haridusministeerium ei määranud maksimum sunniraha 24. aastal. Sunniraha määrati 3000 eurot, sunniraha maksimumpiir on 9600 eurot. Ehk siis meie näeme omalt poolt, et me oleme korduvalt vastu tulnud, korduvalt pikendanud. Võimalusi õpetajatel kvalifikatsioon ära teha on olnud korduvalt. Aitäh! Aitäh! Aga me saame seda arutelu jätkata, sest Vadim Belobrovtsevil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, loodetavasti antakse ka mulle siis lisaaegana. Ma väga tänan selle ajaloolise ekskursiooni eest, mis mulle näitab ainult ühte, et tegelikult aastatega pole mitte midagi muutunud ja ma ei usu, et see on ainult selle omavalitsuse probleem, vaid tegelikult me oleme siin saalis opositsiooni esindajatena korduvalt rääkinud sellest, et Eestis puudub piisav õpetajate juurdekasv või järelkasv. Ja kahjuks see jätkuvalt niimoodi on. Ja olukorras, kus tõepoolest on meil siis, te ei ole ju seda kommenteerinud, järelikult nii see on, et meil on ainult 3% koolidest Eestis, kus kõik õpetajad vastavad kvalifikatsiooni nõuetele. No see on tegelikult väga väike protsent, olgem ausad. Lisaks väidab siis ka Järva valla juht, et siin riigikoolid, kes peaksid tegelikult eeskuju näitama, on ise hädas kvalifitseeritud õpetajate hankimisega ning ta nimetab ka protsenti,
et kuskil 50-60% nendest õpetajatest, kes õpetavad siis riigikoolides, samamoodi ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Minu küsimus ongi see, et esiteks, kas need numbrid on õiged? Teiseks, mida siis Haridus- ja Teadusministeerium on ütleme 2 viimase aasta jooksul teinud selleks, et see õpetajate arv suureneks, kvalifitseeritud õpetajate arv suureneks, miks meil nii suur õpetajate defitsiit on ja kas ei ole selleks siis väga väike palk, mis tegelikult ei vasta nendele nõuetele, mis õpetajatele siis esitatakse, ja mida me siis selle palgaga teeme näiteks järgmisel aastal, aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma päris ei nõustu sellega, et me ei koolita piisavalt õpetajaid. Statistika seda ei tõenda. Te tõite numbri, et 4000 õpetajat täna koolis töötavast õpetajatest ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, aga tööturul on üle 3000, kõvasti üle 3000 inimese, kellel on õpetaja kvalifikatsioon, aga kes ei tööta õpetajana. Viimase 2 aasta jooksul on ülikoolides suurendatud iga aasta 400 koha võrra vastuvõttu õpetajakoolitusse ja täna õpib tänase seisuga ülikoolis üle 1000 inimese rohkem õpetajakoolituse erialadel. Järgmistel aastatel hakkavad nad lõpetama neid erialasid, lõpetajate arv märkimisväärselt suureneb. See on see, kus võtab väga pikalt aega, 5 aastat võtab aega, et ülikoolis järelekasvu järele aidata. Aga õpetajakutset ei saa ainult ülikoolist. Õpetajakutset saab ka õpetajate liidust, kes on täna kutseandja, kus koolis töötav õpetaja, kellel on piisavalt kogemust, õpetamise kogemust, saab minna ja taotleda ja kinnitust saada sellele, et tal on tegelikult õpetaja pädevused ja ta saab sealt kutse. Miks õpetajad see teinud ei ole? See on see põhjus, et tänane palgakorraldus, mis õpetajatel on, ei diferentseeri kvalifikatsioonile vastavat, kutset omavat ja kutset mitte omavat õpetajat. Ja see on see põhjus, miks me oleme ka välja töötanud pikkade vaevaliste haridusleppe läbirääkimiste raames õpetajate kvalifikatsiooni ja palgamudeli, mida nimetame karjäärimudeliks, mis väärtustab ka rahaliselt seda, kui õpetaja on ära teinud kutse, saanud kinnitus oma õpetamise pädevustele. Ja selline stiimul ja motivatsioon, et inimesed, kes õpetajaametis töötavad, omaksid ka kinnitust selle kohta, et neil on õpetamise pädevus, et see kindlasti hakkab tööle, nii et kui see Riigikogu seda seaduse muudatust menetlema hakkab, siis ma väga loodan, et te väga toetate seda. Ilmselge on see, et õpetajate puudust, ehk siis neid inimesi, kes täna omavad õpetaja kvalifikatsiooni, aga koolis ei tööta, selle põhjus on madal palk võrreldes sellega, mis tööd nad teevad praegu, kus nad õpetajaametis ei tööta. See on ilmselge ja iga haridusministri võitlus on alati olnud see, et õpetajate palk tõuseks. Suur tänu. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja ja hea haridusminister. Räägime siis palkades edasi. Mul on väga hea meel Ida-Virumaa õpetajatest, kes saadavad kõrgendatud palka võrreldes siis teiste Eesti õpetajatega. Aga kas teile ei tundu, et see meede tõmbab ja õpetajad igalt poolt Eestis veel vähemaks ja teeb selle probleemi veel suuremaks, kui nad koonduvad ühte kohta tänu suurele töötasule, aga teistes omavalitsustes koolides jääb õpetajad veel vähemaks. Ja samas siin peaks kindlasti on mingisugune ebaõiglus, kuna sellise piirkondi nagu Ida-Virumaa on siin Eestis ka teistes kohtades, kas või sama Tallinn, mingisugused linnaosad, Maardulinn ja teisigi. Kas see praktika jääbki selliseks või me ikkagi võrdsustame õpetajate palgad? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ida-Virumaa õpetajate palgalisa on osa eestikeelsele õppele ülemineku reformist. Eesti keelt oskavate õpetajate vajadus Ida-Virumaal oli 3 korda suurem kui ükskõik millises teises Eesti piirkonnas. Koha pealt värvata neid inimesi oli keeruline, kuna eesti keelt oskavaid või eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi oli Ida-Virumaal ja on jätkuvalt siiski vähemuses. Mille tõttu oli oluline luua meede, mis oleks atraktiivne Eestis
elavatele inimestele, kes valdavad eesti keelt, kes tahavad õpetajatööd teha, liikuda tööle Ida-Virumaale selleks, et meil õnnestuks see reform, mis ma arvan, et on selle sajandi üks suuremaid muutusi ja eriti tugevasti puudutab seda Virumaad. Nii et ma pean seda väga oluliseks, et see palgatoetus Ida-Virumaal kestaks ja praeguse valitsuse puhul ei ole mingit kahtlust selles, et see palgatoetus ei kestaks. Tegevuskava järgi kestab see palgatoetus aastani 2030. Nii kaua, kui toimub täielik üleminek kuni 9. klassideni eestikeelsele õppele. See palgatoetus on toonud Ida-Virumaale tööle üle 500 õpetaja, uue inimese. Mitte kõik nad ei ole tulnud teistest koolidest. Haridussüsteemi on viimase 3 aasta jooksul sisenenud oluliselt rohkem õpetajaid, kui sealt on lahkunud. Ehk siis see saldo on positiivne. Meil täna töötab koolides õpetajaid rohkem, kui need töötas eelmisel aastal ja eelmisel aastal töötas rohkem, kui töötas üle-eelmisel aastal. Ehk siis üleüldine õpetajate arv Eestis on kasvanud ja nende inimeste hulk, kes koolis õpetajatena töötavad, on kasvanud. Kui te küsite, kas Tallinnale peaks ka tegema palga erisuse, võib-olla ideaalmaailmas peaks kõiksi võrdselt taotlema, aga Tallinn on siiski suhteliselt rikas omavalitsus. Ja Tallinn suudab ka täna, ja me oleme seda näinud, hea tahte korral Tallinna linnavalitsus täna tõstab õpetajate palkasid ja loodetavasti see õpetajate palga küsimus jääb edaspidi ka prioriteediks Tallinna linnale. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise ja läheme hoogsalt edasi. 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teemaks on vaesus. Riina Solman, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja austatud peaminister. Mina tegelikult olin ka tubli ja saatsin oma küsimuse sisu ette. Ma ei hakka seda saadetud sisu ette lugema. Siin on pandud vaesus, aga tegelikult ma tõin ikka päris olulisi andmeid seal välja, ÜRO statistikat ja Eestis võetud kohustusi nende täitmiseks. Aga minu esimene küsimus puudutab kuldvõtmekest. See on Eestil olemas, et te eksite selles, kui te ütlete, et seda ei ole, seda pole kusagil maailmas. On küll. Ja ma tänan ka, et osundasite sellele, et Jüri Ratase teine valitsus oli tubli, oli näoga rahva poole ja suunas oluliselt enam ressursse inimeste toimetulekusse, mis ka elujärge parandasid vaesusnäitajate küsimuses, mille teie siis oma valitsustega juba Reformierakonna valitsustega üle võtsite ja saate täna osundada, et inimestel on kergemaks läinud. Olete madalast sündimusest rääkides öelnud, et nii on igal pool maailmas, aga igal pool maailmas ei ole õrna rahvusriiki, kus räägitakse eesti keelt, viljeletakse eesti kultuuri ja te olete ka öelnud, et Eesti lapsi saab ikka Eesti peredest. See oli väga õige osundus. Ja Eestil on oma kuldvõtmeke, 2017 hakkas kehtima suure pere toetus, 3. ja enama lapse toetus, mille sündimusena sündis 2 järjestikusel aastal 3. ja enamaid lapsi 25% rohkem. Eile sotsiaalkomisjonis me arutasime Signe Riisaloga ühte meedet, mille me kehtestasime koroonakriisi ajal Jüri Ratase teise valitsusega. Ka see meede leidis heakskiidu. Need meetmed on olemas, sest poliitika on signaalide kunst. Samas on just Reformierakonna valitsused seevastu maksutõusude ja toetuste kärbetega inimestelt raha ära võtnud. Ma küsingi nüüd, milliseid meetmeid plaanib teie valitsus lastega peredele, eriti äärealadel, kus inimesed liiguvad linnalisse keskkonda? Milliseid meetmeid te plaanite, et vaesuse tõttu ei jääks lapsed sündimata? Nimelt uuringute järgi on teada, et 3. ja enamaid lapsi ei plaanita just nimelt materiaalsetel põhjustel. Suur tänu, härra peaminister, palun. Ja aitäh. Jah, võt seda teie põhjalikku küsimust kahjuks minu kurvastuseks siin polnud. Ma loodan, et paberid kokku ei hoidnud, aga ilmselt teinekord jõuab siia ka. Aga siiski väga tänuväärne, kui küsija saadab ka küsimuse sisu ette, et siis on võimalik ju teemast täpsemalt rääkida. Nii et veel kord tänu. Nüüd siin oli päris mitu teemat, et ikka vist kõige olulisem küsimus tundub olevat vist see, et kuidas inimeste toimetulek paraneks ja vaesus väheneks. Vaesuse numbritest ma tegelikult juba veidi rääkisin ka, et tõttu öelda, ma võin ka üle korrata, et selle küsimuse juures oleks olemas, et mul kahjuks ei ole uuemaid Statistikaametist veel ei ole tulnud, eks nad tulevad siis, kui oma aeg on, tulevad detailsed andmed suhtelise vaesuse kohta 23. aastal, nagu ma ka enne kirjeldasin ja kirjeldan uuesti üle, vähenes suhteline vaesus varasemaga võrreldes suhteliselt kenasti. Absoluutne vähenes 0,8%, suhteline vaesus 2,3%.
Ja kui ajas tagasi vaadata, siis tõepoolest minu viide küll ei olnud kiita Jüri Ratase valitsust, et selle Jüri Rataste valitsuste ajal juhtus palju halbu asju, muuhulgas ka pensionisamba lammutamine, mis Isamaale väga südamelähedane oli, millest algas seesama inflatsiooniralli. Teiseks kehtestati seesama maksuküür, mille tõttu väga paljud väiksema sissetulekuga inimesed kaotavad täna palju raha, enne kui meie valitsused on otsustanud selle kaotada, järgmisest algusest see kaob ja inimestel jääb rohkem raha kätte. Aga nüüd üldiselt vaesuse juurde, et vaesuse puhul on mitu markerit, mis aitavad. Üks on kätte jääv raha kindlasti, kui me astume maksupoliitikas samme, mis on sotsiaalsed õiglased, mis aitavad inimestel paremini toime tulla. Mõtlen näiteks või viitan näiteks eeskätt tulumaksu kohustuse kaotamiselt 1. eurost. See jätab just väiksema sissetulekuga inimestele, pensionäridele rohkem raha kätte ja juba viidatud Isamaa ja Keskerakonna suure ühisloomingu ehk maksuküüru kaotamine. Ehk me tõstame siis tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni ja niigi jääb inimestele rohkem raha kätte ja see puudutab väga paljusid inimesi, kuni õpetajate politseinikeni, kes ei peaks selle maksuküüru all kannatama, aga ometi kannatavad selle Isamaa ja Keskerakonna ühisloomingu all. Aga õnneks me selle tühistame ja inimestele jääb rohkem raha kätte. Nüüd me astume samme ka selleks, et majanduses toimus kasvu. Üks nendest sammudest on ettevõtete kasumimaksu kaotamine. See tähendab seda, et ettevõtjad saavad investeerida erinevatesse kõrgema lisandväärtusega toimetamistesse, toodetesse, teenustesse. Ja see omakorda jälle tähendab, et inimesed saavad kõrgema palgaga, kõrgema lisandväärtusega tööd teha. See kindlasti aitab inimesi üle kogu Eesti. Tööstuse toetamine üle kogu Eesti on meie valitsuse üks selline samm ja plaan. Ja tööhõive suurendamisest kõigest muust saan ma rääkida juba ilmselt järgmises punktis. Aitäh! Saame jätkata selle küsimuse arutelu ja Riina Solmanil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Ma pean teid nüüd korrigeerima. Isamaa ei lammutanud midagi, vaid lasi teise samba vabaks ja just nimelt teiepoolne teise samba ehitamine ei aita väikse palgaga inimesi absoluutselt, küll on see aga aitamas solidaarselt inimeste pensionirahaga üleval pidada pankade fondihaldureid ja see on tegelikult soliidne toetus eraettevõtlusele, lisaks eriti Rootsi pensionäridele, kuhu fondidest see raha liigub ehk teise ühiskonda ja meie majandust see siin ei elavda. Aga nüüd ma loen teile ette oma küsimuse, mida ma saatsin ette. 2015. aastal seadis Ühinenud Rahvaste Organisatsioon eesmärgi kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile ja selle eesmärgi saavutamise tähtaja ajaks pandi 2030 aasta. Nüüd on Eesti riik 10 aastat selle nimel tööd teinud, 5 aastat on veel järel. Ja kuidas on siis Eestil selle eesmärgi saavutamisega läinud, seda ma küsingi, sest ülearu positiivseid tulemusi vaesuse kaotamise osas meil ei ole. Seatud sihtideni ei ole jõutud ei absoluutse ega ka suhtelise vaesuse määra langetamisel. Ja Statistikaameti 2023. aasta andmetest selgub, et sotsiaalsed siirded aitavad ennetada vaid 9% elanikkonna sattumist suhtelise vaesuse piiridesse, kuid 20% elanikkonna puhul olemasolevatest meetmetest ei piisa. Ja kordan teile üle, Eesti riigil on olemas peidetud pool, mida väljastpoolt tulnud inimesed ei näe, see on vaesus ja ääremaastumine. Selline olukord on saartel kui ka Eestimaa teises otsas Võru, Valga ja Põlvamaal. Ja kõige hullem seis on Eestimaa kolmandas nurgas, Ida-Virumaal, kus on rohkem kui kolmandik elanikkonnast suhtelises vaesuses. Kõik need piirkonnad on läbisõitjate jaoks ilusad paigad, toredate puhkamisvõimaluste ja linnaväljakutega. Aga vaesus peidab ikkagi meie statistikas väga selgelt just äärealadel, kust inimesed liiguvad just palgavaesuse tõttu suurlinnadesse, tõmbekeskustesse. Nüüd see küsimus oli siis, et andke palun ülevaade siis, kuidas Eestil selle saavutamisega on läinud ja pakkuge ka lahendusi. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. Ma küll enda meelest püüdsin seda kirjeldada, aga kirjeldan veel. Pole küsimust. Linnastumine on paratamatu protsess Eestis mingitel ajalooetappidel, see on olnud aeglasem kui mujal Euroopas, aga see kahjuks nii on, seda trendi ei ole suudetud väga väärata. Aga linnastumisest me saame rääkida just erinevate töövõimaluste ja oma soovide ja unelmate realiseerimise kontekstis. Kui te küsite, et mis on vaesuse trendid, kuidas sellega tegeletud on, siis ometi need samad numbrid, mida ma teile kirjeldan,
kahjuks viimased eelmise aasta numbrid mul veel ei ole, kirjeldavad seda, et 2023. aastal vähenes vaesus varasemaga võrreldes. Suhteline vaesus vähenes 2,3%, absoluutne 0,8%. Vaesus vähenes. Selle taustal kindlasti on paljuski pensionitõusud. Pensionitõusud on olnud päris korralikud läbi aegade. Samamoodi ka alampalga tõus, ka see on toimunud. Ja need on põhilised markerid, mis on aidanud ka vaesust vähendada. Ütleme, et kui me vaatame näiteks miinimumpalka või alampalka, 2025. aastal tõusis miinimumpalk 8%. 2024. aastal tõusis 13%, 2023. aastal peaaegu 11%. Vanaduspension tõusis 2025. aasta 1. aprillil või kasvas peaaegu 6% ehk täpsemalt 5,7%. 2024. aastal 10,6%, 2023. aastal 17,6%. Ja erinevaid selliseid samme veel astutud, näiteks 2024. aastal suurenes elatisabi 100 eurolt 200 eurole kuus. 2023. aastal tõusid vajaduspõhised õppetoetused. Väga palju erinevaid samme on astutud selleks, et inimesed, kellel on keerulisem, saaksid paremini hakkama. Ja see ei tähenda seda, et see on lõppjaam, neid samme tuleb kindlasti astuda veel, et inimesed saaksid majanduslikult paremini hakkama. Ja nagu ma teile kirjeldasin, siis toimiv majandus, hästi toime saavad ettevõtted on selle selgroog. Kui majandus kasvab, mida ta on tegema hakanud, ja inimesed saavad kõrgema lisandväärtusega tööd teha, saavad kõrgemad sissetulekut oma kodukoha lähedal, on see parem mis tahes toetustega toimetamisest. Sama põhimõte muuseas oli ka eelmisel valitsusel, on ka sellel, et tööstust kasvatada, anda inimestele paremaid töövõimalusi. Nii et seda me jätkame, me oleme selleks samme astunud ja ettevõtjatega teeme väga head koostööd. Ja siia lõppu ma lihtsalt ütlen selle, et mina ei mõista seda teie kirge rääkida teise pensionisamba lammutamisest kui heast asjast, sest tõi see kaasa inflatsiooniralli ja pigem selle raha, mida inimesed tulevikuks pidid koguma, et mitte olla vaesuses, viisid ehituspoodi, teleripoodi. See kindlasti on väga arukas. Aitäh! Suur tänu! Mõistlik see ei olnud. Sellega sulgen 6. küsimuse ja läheme edasi 7. küsimuse juurde. Ja 7. küsimus on täna energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on maade riigile võõrandamise tingimused. Anti Allas, palun. Ja, aitäh, austatud minister, hea Andres, et see küsimus on siiras ja tuleneb Eesti maa- ja metsaomanike nagu murest. Ja ma tõesti südamest ei kadesta ka teid, et kuna olete kahelt eelmiselt valdkonnaministrit saanud kaasa siis para- ja kaasavara. Ehk et mis tähendab siis minu arvates äärmiselt ebaõiglast käitumist kaitsealade metsaomanike kallal viimase 1,5 aasta jooksul ja mida on siis Keskkonnaamet järjekindlalt ellu viinud ja selles osas on ka sees arupärimine, et seda saame veel arutada. Aga nüüd on siis uue selline sokina maaomanikule liikunud juba teie juhitud ministeeriumist seaduseelnõu Riigikokku, mis soovib teha kõik, et seoses kaitsealade moodustamisega või kaitserežiimi muutmisega rangemaks otsitakse võimalusi siis kinnisvara väärtuse kahanemist mitte kompenseerida. Ja kui nüüd tsiteerida üleeilset Postimeest, siis riik tahab pääseda omanikele maa eest raha maksmisest, et poliitikutel ja ametnikel on plaan vähendada inimestele nende kinnisvara soetamise eest makstava summat siis 50% või mõnel juhul soovitakse üldse mingit hüvitisi mitte maksta. Et see on ajakirjandus. Aga nüüd ma soovikski teie nagu sellist selgitust, et milline on siis teie lähenemine omanikele maade väärtuse kompenseerimisel, kui see viiakse riigi poolt majanduslikult siis nulli ja kas kõige nõrgemas seisus, näiteks Võrumaa väike metsaomanik, kes on siis seda metsa 5 põlve kasvatanud, peab üksinda ühiskonna ühised keskkonnaeesmärgid kinni maksma. Aitäh! Ja, aitäh, hea Anti, küsimuse eest. Ma võib-olla siis alustuseks
raamin selle vastuse ära, et riiklikult kaitstaval loodusobjektil asuv maa on võimalik riigile müüa juhul, kui kaitsekord piirab selle maa sihtotstarbelist kasutamist olulisel määral. Ja siin on kindlasti oluline, et riik ei osta maad nendelt isikutelt, kes on teadlikult omandanud selle looduskaitselise piiranguga või piirangutega maa. Ja siinkohal on hästi oluline, et selles võõrandamislepingus peab see olema kirjas ja see on ka notari kohustus siis ostjale teha väga selgeks, eks ole, et kas see maa, mida nad ostavad või see uus omanik ostab, et kas seal on mingeid piiranguid või mitte. Nüüd need muudatused, mida me ka keskkonnakomisjonis tutvustasime, puudutavad siis hüvitamise korra muutust ja tõesti sellel puhul riik ei omandaks edaspidi kinnisasja ka sel juhul, kui isikule oli omandamise hetkel see teada, et see kavandatakse võtta looduskaitse alla. Seal on üks erand ja see erand puudutab siis olukorda, kus kaitsekord muudetakse hiljem rangemaks. Ja kui nüüd küsimus on sellest, et kas see pool selle maa väärtusest või kinnisasja väärtusest ja siis metsamaa puhul on see väärtus koosneb siis kahest komponendist, koosneb maa väärtusest ja selle metsa väärtusest, et siis, et kas see on õiglane, meile tundub, et on ja see on kooskõlas ka Riigikohtu hinnanguga ja see fikseeritud määr 0,5, et see tagab ka niisuguse üldise selguse ja konkreetsuse. Ja riigi vaatest siis ei ole nagu huvi, et me soodustaksime kuidagi looduskaitse all olevate kinnisasjadega tehingute tegemist. Nüüd see näide, mis te tõite siis sealt oma kodukandist, et ma arvan, et neile tulebki siis, saab ka komisjonis otsa vaadata, et kas see pakutav seadusandlus on jätkuvalt õiglane või on seal mingeid õgvendamise kohti vaja. Aga ilmselt te küsite veel, aga lihtsalt ka aja jooksul aastate lõikes on tegelikult riigi omandatud maade hulk kasvanud, aga ma saan nende juurde tagasi veel tulla, kui te jätkuküsimuses seda küsite. Aitäh! Suur tänu, Anti Allas, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, et täpselt sellel samal teemal ongi, et ma siis küsin seda, et minu arvates praegu meil ei ole Eesti riigis olnud selget sõnumit, et kuidas me siis sellistel juhtudel või üldse sellised, kui väärtus langeb riigi poolt tehtavate otsuste tõttu, et kas me siis ikka selle maa kompenseerime ühel, teisel või kolmandal viisil, et see on jäänud kuidagi nagu õhku või segaseks või ei ole seda tehtud piisaval määral, et äkki oleks aeg nagu see otsus ära ütelda, et võib-olla ei saa kõike korraga, aga vähemalt pikemas perspektiivis mingi aja jooksul me need õiglased kompenseerimised ära teeme, et see oleks väga suur selline nagu kergendus nendele inimestele, kes nagu tunnevad täna ennast väga ebaõiglaselt, et nendega käitutakse, et mis on teie seisukoht? Aitäh! Jaa, aitäh! Nüüd kõik need inimesed, kes täna on juba avalduse esitanud või võib-olla ka maaomanikuna ettevõtte, et siis nende jaoks ikkagi kehtib see praegune kord, et uus kord saab kehtida ainult nende suhtes, kes esitavad avalduse pärast seaduse vastuvõtmist. Aga hetkel on siis järjekorras üle 200 kinnisasja, kus võõrandamise avaldus on esitatud enne seaduse muudatuse jõustumist ja nendele siis hinnapakkumine, nagu ma ütlesin, tehakse kehtinud alustel ja korras. See järjekord on praegu 1,5 kuni 2 aastat, kõik see järjekord on avalik Kliimaministeeriumi veebilehel, et sealt on võimalik näha, kuidas keegi liigub, kas oleks võimalik liikuda nende hüvitamistega kiiremini, et seal on ikkagi selgelt ka eelarveline piirang, et see on see, mis on peamine takistus ja võib-olla mõned faktid veel. Möödunud aastal siis omandas riik RMK kaudu 35 looduskaitseliste piirangutega kinnisasja, mille kogupinda oli
pindala oli 481 hektarit ja seda on enam kui 2 korda rohkem kui üle-eelmisel aastal. Ehk siis 2023. aastal omandas riik 223 hektarit mahus, 22. 153 hektarit mahus ja 21. 101 hektarit mahus piirangutega maid, nii et see protsess on käinud ja eelmine aasta oli siis kulus selleks peaaegu 8 miljonit, sellel aastal on ette nähtud peaaegu 11 miljonit, nii et me liigume, aga ma arvan, et kõik need küsimused saabki ju ilusti siin komisjonis ja Riigikogu suules saalis ka läbi debateerida, et nii nagu te ütlesite ka, et see regulatsioon on üheselt arusaadav ja et siis seda nagu suures osas tunnetatakse õiglasena, et muidugi alati iga joone tõmbamisega paratamatult tekib see olukord, et keegi jääb valele poole joont, aga kuskil me peame selle joone tõmbama. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea minister. Et kui nüüd seda arutelu jätkata, siis saab öelda vist üsna kindlalt, et kindlus ja õigusselgus, mida on lubatud, mis puudutab just looduskaitselisi ja kliimateemasid, Eestis ikkagi puudub siiamaani. Ja valitseb suur segadus. Et kui kõigepealt meile lubati, et tuleb laiapõhjaline kliimaseadus, siis mingi aja pärast muutus see palju kitsamaks kliimakindla majanduse seaduseks, et jutust, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse, on nüüd tulnud hoopiski vastupidised sõnumid, et loodus peab mahtuma majanduse piiridesse. Et samas, kui nagu keerulistel aegadel vajavad inimesed stabiilsust ja kõike seda, ka sellest, mis puudutab looduskaitset ja kliimamuutusteks valmisolekut, et siis praegu on olnud see kõike muud kui stabiilne. Et näiteks teie eelkäija tunnistas ühel kohtumisel sotsiaaldemokraatidega, kus me arutasime looduskaitse ja metsandusseaduse teemasid, et näiteks, et Eesti 200 ei taha 30% loodusest kaitsta, vaid 70% raiuda. Et samal ajal, kui me teame, et Eesti ühiskonnas on ülekaalukas poolehoid raiemahtude vähendamisele ja üleriigilisele raierahu kehtestamisele. Aga millal me siis näeme kliimaseadust, mis ei ole vaid poliitiline formaalsus, vaid sisuline suunanäitaja ja millal on oodata teaduspõhiseid looduskaitse ja metsaseadust? Aitäh! Ja, aitäh! Väga olulised küsimused. Kliimaseaduse kohta saan praegu öelda nii palju, et tegelikult korrata seda, mida ma olen ka oma varasemates intervjuudes ja vastustes andnud, et see seadus tuleb lühem, tuleb konkreetne, sinna saavad sisse tähtajad, eesmärkidena sinna saavad sisse ka valdkondlikud sihttasemed ja siis täpsema tegevused ja raja, kuidas me nende eesmärkide saavutamiseni liigume, et see tuleb teekaartidesse. Töö selle lühema või lühikese seaduse kirjutamise kallal juba käib ja soov on see Riigikogule üle anda siis enne, kui Riigikogu kevadistungjärk läbi saab. Ja ma arvan, siis on võimalik siin ilusti debateerida, saate vaadata, kas selline eesmärgiseade on piisavalt selge. Kui on vaja, saab alati üht või teist asja täpsustada ja see ootus tegelikult on ju kõikidel, et see ootus on ühiskonnal laiemalt, ootus on ettevõtjatel, ootus on looduskaitse valdkonna inimestel ja ma arvan, need ootused püüame siis ilusti täita, et oleks see selgus majas. Nüüd siis te mainisite seda 30% kaitstavat ala maismaast ja 70% siis metsandusest. Ma saan ainult kinnitada seda, et me oleme ka koalitsiooni läbirääkimiste käigus Eesti 200-ga neid mõlemaid punkte arutanud, läbi rääkinud ja need mõlemad punktid saavad ilusti ka koalitsioonileppesse kirja. Mulle on üle kinnitatud, et nii 30 kui 70 saavad koos eksisteerida ja täpselt niimoodi me selle sõnastame, saate pärast järgi vaadata
kas on selge või ei ole, et olen sellel teemal kohtunud ka mitmete keskkonnaühendustega, et aru saada, kus on nendel kõige suuremad valukohad. Ja võib-olla siis nagu viimasena, et kuidas me suhestume siis, ütleme, inimene, majandus, loodus. Minu jaoks on ikkagi puhas majandus ja puhas loodus ühe mündi kaks külge, mitte nii, et üks välistab teist, et need ei ole alternatiivid. Ja mida puhtama majanduse me suudame Eestis luua, seda avaramad on meil võimalused tegelikult loodushoiuks, keskkonnakaitseks, elurikkuseks ja kõigeks muuks. Nii et, aga kindlasti me saame neid siin põhjalikult debateerida nii kliimaseaduse kui teiste seaduste raames. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, ja sellega ma lõpetan meie tänase 7. küsimuse käsitlemise. Tänane 8. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on õpetajate puudus ja järelkasvu perspektiivid. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Hea minister, jätkame seda huvitavat debatti, mis on tegelikult väga vajalik, et asjad korda saada ja aru saada, mis toimub ja mis hakkab toimuma. Alates järgmisest aastas ei tohi B1 tasemega õpetajad enam õppetegevuses osaleda. Sama on just nende seas palju staažikaid spetsialiste, kes on saanud vastava pedagoogilise hariduse, valdavad metoodikat ja teevad oma tööd südamega. Nad tunnevad lapsi, suudavad teha koostööd vanematega ja on olnud ja on siiamaani meie haridussüsteemi tugisambaks. Kellega me tasendame? Sest praegu me võtame tööle noori inimesi, kellel ei ole vastavat haridust, aga on C1 kategooria või B2 kategooria või praegu veel B1 kategooria. Järgmist aastast seda B1 enam ei ole ja pigem on juttu siin lasteaedadest ja abiõpetajatest, kes võivad praegu veel õppida ja ma usun, et kahjuks kõik nendest seda eksamit ei anna ära. No ei suuda nad seda teha igasugustud põhjustelt. Ta võib teata väga hästi, ta räägib eesti keelt soravalt, aga tuleb eksamile ja seal on kramp sees ja ei anna ära. Et kellega me end asendame ja kuidas see süsteem hakkab edasi liikuma? Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh küsimuse eest. Ma tunnistan ausalt, et mul on natuke raske mõista seda lõputut arutelu selle üle, kuidas aastal 2025, see on siis üle 30 aasta pärast seda, kui keelenõuded Eestis kehtestati, ei ole suudetud, õpetajad ei ole suutnud eesti keelt ära õppida. Tunnistan ausalt, see on keeruline. Tegemist ei ole eile, ei eelmisel aastal ega ka üle-eelmisel aastal kehtestatud nõudega. See nõue, see keeleoskuse nõue kehtib Eestis aastakümneid. Te ju nõustute muga. See ei ole uus asi. See ei ole midagi, mis on järsku, ootamatult juhtunud selles olukorras. Nüüd, kui koolis töötada, kui Eesti koolis töötada ja õpetada mingis muus keeles, mis on ju ka iseenesest täitsa okei, siis ei saa täiendkoolituses osaleda, õpetajate kogukonna töös osaleda, ainesektsioonides osaleda, õpetajate ühenduste tegevuses osaleda, isegi ametiühingu töös ei saa osaleda, kui ei valdata eesti keelt. Selle eesti keele oskuse nõue ei tulene mitte ainult õppekeelest, milles õpetaja õpetab, vaid õpetaja ametist tervikuna, mis on õpetaja ameti roll, õpetaja ametis oleva isiku ülesanded, neid ei saa täita, kui ei valdata eesti keelt vähemalt tasemel B2. Me oleme ainult tõesti pikenduse õpetajatele veel 1 aasta võrra teha ära eksam tasemele B2, aga rohkem neid pikendusi ei tule. See pikenduse tähtaeg kukub 1. augustil sellel aastal. Abiõpetajad lasteaedades saavad pikema tähtaja, siis neile tõesti kehtestati need nõuded alles eelmisel aastal. Ehk siis, et seal on pikendusaeg ja ma väga loodan, et me ei pea enam väga pikalt Eestis arutlema selle üle, kas eesti keele oskus kui selline on elementaarne aluspõhimõte selleks, et inimene õpetajametis tööd teha saaks. Aitäh! Suur tänu ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun.
No mul on ka huvitav kuulata, et meie küsime alati, et miks ta 25 või 30 aastaga ei ole keelt ära õppinud, aga see on minevik. Räägime sellest, mis me praegu on, ärme otsime need põhjuseks, miks keegi või teine, üks või teine ei ole seda keelt ära õppinud. Me räägime tänasest päevast ja homsest päevast ja me räägime meie haridusest, mis on kõige tähtsam praegu. Ja ma tahaks küsida natuke konkreetsemalt juba abiõpetajate kvalifikatsiooni kohta, et ma lugesin välja, et õpetaja kvalifikatsiooni nõuded ei kohaldata kuni aasta 29.31.08 abiõpetajate sätestatud kvalifikatsiooni nõuded. Aga samas keelenõuded kehtivad kuni 26, et 3 aastat siis võib ilma hariduseta õpetaja edasi õpetada meie kooli lapsi, kus antakse see hariduse alus. Kuidas te seda kommenteerite, et kas siin ebaloogilist asju siin ei ole teie arvates? Aitäh! Aitäh, ma tunnistan, ma ei saanud teie küsimusest aru, et need numbrid olid natuke minu jaoks jäid segaseks. Täna saab õpetaja ametit pidada ja õpetajana tööl töötada inimene, kes ei oma õpetaja kutset, ehk siis ta ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Küsimus on selles, kui suur hulk on neid õpetajaid koolis, konkreetses koolis, kellel ei ole õpetaja kutset. Et kui me ka teostame järelevalvet, siis me selles järelevalves ei vaata mitte ühe konkreetse õpetaja vastavust või mitte vastavust ja ei tee selle järgi ettekirjutust, kui üks õpetaja koolis või 2 õpetajat või 3 õpetajat ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, vaid mis on see õppetundide maht, mida koolis antakse, mida annavad õpetajad, kellel kutset ei ole. Ja see on vahepeal suurenenud ka selle tõttu, et tõepoolest eestikeelsele õppele üleminekuga seoses on koolidesse tulnud väga palju inimesi, noori, ma pean silmas noori õpetajaid, kes ei ole varem õpetaja ametit pidanud, kes on täna tulnud kooli ja tahavad panustada sellesse, et meil tegelikult see reform õnnestuks, et me saaksime kõik koolid Eestis ühtse koolisüsteemi sisse. Ja me oleme riigina andnud neile aega selleks, et nad tulevad kooli, nad panustavad ja nad peavad mingi aja möödudes siiski selle kutsekvalifikatsiooni saavutama. Seal on see 26. 27. aasta, et kui nad on üle 3 aasta juba koolis töötanud, siis nad peaksid tegelikult olema võimelised olnud teha ära kutsekvalifikatsiooni, mida saab teha ka õpetajate liidus kui kutseandja juures. Sellepärast, et eelnev töökogemus on vaja ette näidata selleks, et õpetaja kutset kätte saada. See täpselt sama, mis oli Järva valla järelevalvega, et 4 aastat on tegelikult olnud aega see kutsekvalifikatsioon ära tõendada, mida on võimalik teha ka väljaspool ülikoole. Nii et ma väga loodan, et need inimesed, kes täna on tulnud koolitööle seoses eestikeelsele õppele üleminekuga, neid on väga palju, et need inimesed jäävad õpetajaametisse ja teevad ära ka selle kutsekvalifikatsiooni. Väga palju on koolides tööl üliõpilasi, kes alles omandavad ülikoolis haridust. Ja kuna riik on ka suurendanud vastuvõttu, nagu ma ütlesin, täna õpib ülikoolis 800 kuni 1000 noort rohkem õpetaja õppekavadel, ehk siis õpetaja õppekavadel on täna üle 3000 tudengi, kes kõik järgnevatel aastatel kutset omandades ülikoolist väljuvad ja loodetavasti liiguvad koolitööle. Aitäh! Suur tänu! Ja lisaküsimuse esitab Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh. Me oleme siin juba täna järelkasvust rääkinud ja iseenesest on ju 2 põhipõhjust, miks seda järelkasvu ei toimu just sellisel määral, nagu vaja oleks. Et üks on see, et õpetaja amet ei ole kahjuks jätkuvalt prestiižikas ja selles, ma arvan, on osaliselt või siis enamasti süüdi ka Haridus- ja Teadusministeerium, kes ei suutnud seda probleemi lahendada aastatega. Ja teine, mis on veelgi olulisem, on palk. Õpetajate palgad on nii madalad, et keegi lihtsalt ei taha kooli õpetama minna, sellepärast et see ei ole rahaliselt ahvatlev. Et me saame aru, et varsti hakkavad pihta siis läbirääkimised ka valitsuse sees sel teemal, et kui suur on siis palgakasv või siis õpetaja alammäära palgaalamäära kasv aastal 2026. Põhimõtteliselt ei ole 2 aastat järjest see number eriti tõusnud.
ning praegu räägitakse sellest, no eelkõige siis selle organisatsiooni poolt, kes seisab õpetajate huvide eest, et nemad hakkavad siis nõudma, et see palk oleks 2100 eurot. Sel juhul saab üldse rääkida sellest, et see on konkurentsivõimeline ja õpetajate jaoks ka piisavalt ahvatlev, et nemad oleksid valmis siis koolidesse õpetama tulema. Minu küsimus ongi teile see, et kas teie ka arvate, et meie palgatase ei ole praegu üldse konkurentsivõimeline, ei paku õpetajatele piisavat huvi ja mis see number olla võiks, mida siis õpetajad võiksid järgmisel aastal oma palga alammäärana oodata? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma siiski tahaksin ka protokolli jaoks teiega vaielda, kui te kogu aeg kordate, et riik ei ole piisavalt õpetajaid koolitanud, sest see lihtsalt statistiliselt ei vasta tõele. See ei ole faktiliselt korrektne väide. Õpetajakoolitust on olnud piisavalt. Õpetajad ei ole, need, kes õpetajakoolituse lõpetanud on, ei ole leidnud tee kooli. Aga riik koolitustellimusena, kuigi meil koolitustellimust ei ole, siiski õppekohtade arv ja üliõpilaste arv, kes õpetajaks õpivad ja on õpetajakutse saanud, neid on päris palju. Õpetan ise õpetajakoolituses ülikoolis. Narva kolledžis on 25 magistriõppekohast saanud 70 magistriõppekohta. Kõik on täis, konkurss oli 4 inimest kohale. Väga paljud soovivad saada õpetajaks ja õppekohtade arv on väga märkimisväärselt suurenenud. Õpetajate palga teemal. Meil olid õpetajate ametiühinguga esialgsed konsultatsioonid, sellepärast, et selleks, et me saaksime läbirääkimisi pidada, selleks, et me jõuaksime kollektiivlepinguni, selleks, et me saaksime näiteks 8 aastaks ette kokku leppida palgatõusu, selleks on vaja, et laua taga oleksid valmis läbirääkimisi pidama kõik koolipidajad. Omavalitsused, kõik erakoolid, riik ja õpetajate ühend. Seda näeb ette seadus kollektiivlepingu mõttes. Ainult sel juhul on võimalik sõlmida kollektiivleping. Õpetajate ametiühingutega oleme me huvitatud mõlemalt poolt, riik ühelt poolt ja õpetajate ametiühing teiselt poolt, et me sõlmiksime 2-aastase kokkuleppe ja selleks me 27. mail, kui ma ei eksi, see kuupäev võib-olla täpsustan pärast, loodame, et kõik koolipidajad ka laua taha tulevad ja me suudame selle hea tahte raames selle jõuda pikemaajalise kui ainult 1-aastase valitsuse poolt ilma igasuguste läbirääkimiste kokkulepeta tegelikult ühepoolse alammäära tõstmisel. 2100 eurot on õpetajate poolt väga ratsionaalne nõue, mina seda ei vaidlusta, aga küsimus ei ole ainult alammääras meie vaatest, ehk siis mina näen, et me peaksime rääkima pigem palgafondi kasvust, millega riik toetab omavalitsusi ja koolipidajaid selleks, et saaks diferentseerida õpetajate palkasid ja näiteks vähendada nende õpetajate koormust, kes õpetavad nendel ainetes, kus on näiteks eksamiained või siis tõesti on vaja rühmatöid, rühmades õpetamist rohkem teha, nii et see diferentseerimine, palga diferentseerimine on isegi olulisem, nii et diferentseerimisfondi tõstmine on kindlasti oluline. Aitäh! Suur tänu ja selle küsimuse raames on kõlanud nii täpsustav kui lisaküsimus, seega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Tänane 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile ja küsib Riigikogu liige Ants Frosch ning teemaks on personalipoliitika julgeoleku ja kaitse valdkonnas. Ants Frosch, palun. Aitäh, hea juhataja ja lugupeetud peaminister. Teadaolevalt viidi Kaitseministeeriumis läbi struktuurireform, millega liideti kaitseplaneerimise ja kaitsevalmiduse asekantslerite ametikohad ning moodustati kaitsevõime asekantsleri ametikoht. Loodi ka uus kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri ametikoht. Ning vastavalt avaliku teenistuse seadusele viis Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon läbi avaliku konkursi nende ametikohtade täitmiseks. Kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri konkursi teates olid esitatud lähiaja eesmärkide saavutamiseks vajalikud kriitilise tähtsusega kogemused, oskused ja teadmised. Sealhulgas, ja ma tsiteerin, head teadmised riigikaitse valdkonnast, orienteerumine välispoliitilistes küsimustes ning teiseks, väga head teadmised NATO, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku kaitsepoliitikaga tegelevate organisatsioonide eesmärkidest,
poliitikast ning igapäevasest toimimisest. On selgunud, et kõnesolevale ametikohale osutus valituks Siim Sukles, kellel konkursiteates mainitud kriitilise tähtsusega kogemused, oskused ja teadmised paraku puuduvad. Ning ma palun teil selgitada, kuidas selline valik võimalikuks osutus. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Ma olen kindel, et ametisse valituks ei oleks saanud inimene, kellel ei ole ametisse nimetamiseks vajalike kriteeriumite täitmise jaoks ette näidata kogemusi või oskusi. Et selleks ometi on ju ministeeriumites olemas nii kantslereid kui seesama kõrgem riigiametnike komisjon, kes seda üle vaatab. Aga kui teil on konkreetseid indikatsioone, et Siim Suklesel mingi oskus või teadmine puudus, siis ma hea meelega kuulan seda ja küsin selle üle, et nii kaitseministri käest saan seda küsida kui riigisekretäri käest saan selle üle küsida, et ise ma selle konkursiga kokku ei ole puutunud. Siim Suklest olümpiakomitee pikaajalise juhina ja riigiametnikuna, nii et ma eeldan, et riigiametnikuna ja olümpiakomitees tal laiem maailmanägemus ja pilt on kindlasti olemas ja ta teab, millises julgeolekuolukorras me oleme, aga veel kord, kui on konkreetsed kriteeriumid, millele teie hinnangul ei vasta, siis seda ma saan täpsemalt kontrollida ja hinnata, et kas see nii on. Aitäh. Suur tänu. Ants Frosch, teil on täpsustav küsimus, palun. Minu täpsustav küsimus ongi seotud sellega, et Riigikantselei valikukomisjon, mille koosseis on Keit Kasemets, riigisekretär, Merike Saks, rahandusministeeriumi kantsler, Maarja Mändmaa, sotsiaalministeeriumi kantsler Mikk Marran, RMK juht Piret Jamnes, personalijuhtimise ekspert ja Maria Kütt, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, ei ole tegelikult täiesti ilmselt ei ole järginud omaenda konkursiteates kehtestatud kriteeriume, mis tähendab seda, et pidid olema mingid väga olulised põhjused, miks nendest kriteeriumidest kõrvale mindi. Ja need on kõik Riigikantselei kodulehelt leitavad andmed. Et minu küsimus on selles, et kas valitsuses keegi avaldas survet sellele komisjonile selleks, et Siim Sukles, kellel puudub pädevus, kellel on küll suurepärane pädevus ilmselt juhina, sest ta on juhtinud olümpiakomitee igapäevast tegevust ning ta on olnud ka kultuuriministeeriumi kantsler, kuid tema pädevused, mis ise on kirja pandud, puuduvad ju. See on täielik mittevastavus, et kuidas selline asi juhtuda sai. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh selle küsimuse eest, et ega mul on üsna vähe lisada, et olulisem ütlesite ära, tegemist on pikaajalise Eesti riigiteenistujaga, kes on töötanud teenistuja jaoks vist kõrgemas ametiastmes, mida on võimalik ministeeriumi sees teha, ehk ministeeriumi kantslerina. Nii et pädevused ministeeriumis kantslerina, asekantslerina töötamiseks tõenäoliselt on olemas. Seda me siit jooksvalt ei saa kontrollida, kas kõik teadmised olid, mis puudutasid Euroopa Liitu, NATO-t ja organisatsioonil toimimist. Ma usun, et need olid. Vastasel korral ei oleks ta sellesse ametisse saanud. Aga kuna te tähelepanu juhtisite ja selline esitatud, siis kindlasti edastan selle küsimuse riigisekretärile ja kaitseministrile. Palun üle vaadata ja kui vaja ja soovi on, saan kirjalikult lisada. Aitäh. Aitäh. Ja kuna lisaküsimuseks ei ole keegi teine registreerinud, siis Ants Frosch, te saate ka lisaküsimuse, palun. Ja suur tänu. Hea peaminister, vaadake, selle valikukomisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus. Ja kas me ei ole jõudnud sinna punkti, et Vabariigi Valitsusel selle kaitseministeeriumi asekantsleri määramise valguses oleks mõistlik teha väike revision selles mõttes, et võib-olla ei ole kõik inimesed, kes seal väga pikka aega on olnud, enam tänases päevas kohased seal olema. Sest me saame ju väga hästi aru, millises julgeolekuolukorras me oleme ja
kuivõrd hea juht Sukles võib olla, tal ei ole neid kogemusi, oskusi, mida tegelikult sellelt ametikohalt seesama komisjon ise eeldas. Et no mul on nagu väga keeruline aru saada, kui komisjon paneb tingimused ja seejärel valib tegelikult inimese, kes ei ole, kel puuduvad need lihtsalt puuduvad. Et võib-olla peaks seda komisjoni natukene, ma ei tea, ümber korraldama. Aitäh. Aitäh, jah. See on selline filosoofilisem küsimus, et nagu kuulajale vaatajale ka selgituseks, et jah, valitsus tõepoolest asekantsleri taset ei määra. See ei ole valitsuse otsus ja sellega tegelevad ministeeriumid ise ja selliste kandidaatide hakkama saamine, valdkonna tundmine, kõik see muu verifitseeritakse, hinnatakse ära selles samas kõrgemate riigiteenijate komisjonis või mis iganes ta nimi pärast on. Aga kuna te küsimuse tõstatasite, et kas ta vastab nendele kriteeriumitele, millised need asjaolud on olnud, siis nagu ma juba lubasin, siis vestlen riigisekretäri ja kaitseministriga üle ja palun neilt kinnitus sellele, et see nii on, sest see kindlasti oleks esimene vastus küsimusele, kas see komisjon tegi oma tööd korrektselt või kas Kaitseministeerium hindas inimese pädevust korrektselt. Ma eeldan, et see nii oli, hinnati korrektselt, inimene saab tööga hakkama ja tunneb seda kõike, mida vaja on, aga kui on küsitud, küsin ka üle. Aitäh! Suur tänu. Ja kuna meil on küsimuseks ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis enamaid küsimusi me avada ei saa. Ma siinkohal panen tänasele infotunnile punkti. Tänan kõiki kolleege ja lugupeetud valitsuse liikmeid sisuka arutelu eest ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.